Meie planeet on üks suur mõistatus. Millele, kuidas see tekkis, pole täpselt teada. Kui palju rahvaid ja tsivilisatsioone siin elas, on samuti arusaamatu. Kuhu paljud neist kadusid, on üldse retooriline küsimus. Selles videos ootavad sind arheoloogide leiud, mida tasub veel uurida. Tere sõber, sa oled kanalil Kirtop. Jätkub. Sõrmus kõige vanema Kristuse kujutisega. Iisraeli muististe amet viis läbi arheoloogilise uuringu 2 iidsetel aegadel uppunud laeva jäänuste kohta. Üks neist pärineb Hilis-Rooma ajastust ja on umbes 1700 aastat vana, teine aga mamelukkide ajastust ning on umbes 600 aastat vana. Laevahuku kohas Kaisareas leiti palju artefakte, kuid üks neist on eriti huvitav. See on kuldne sõrmus, millel on rohelise kiviga inkrusteering ja millel on graveeritud karjase poisi kujutis. Poiss hoiab oma õlgadel talle. Специалисты знают, что именно так выглядели раннехристианские изображения. Jeesust, head karjast. Sõrmuse suuruse järgi otsustades kuulus see naisele. Iisraeli muististe ameti töötajad nimetasid seda väga haruldaseks leiuks. Laevad uppusid madalas vees sadama sissepääsu juures ja asuvad vaid 4 meetri sügavusel. Põhjas avastasid arheoloogid üle 500 mamelukkide perioodi hõbemündi ning 100 pronks- ja hõbemünte, mis pärinevad Vana-Rooma ajastust. Samuti kotka kujukese ja koomilises maskis teatrinäitleja kujukese. Lisaks sellele leiti pronksnaelu, kahjustatud rauast ankur, pliitorusid, keraamikat ja pronksist kellukesi, mis olid mõeldud kurjade vaimude peletamiseks. Kuid 8-nurkset kuldsõrmust, millel on kujutatud head karjast, peetakse selle kollektsiooni kõige peenemaks artefaktiks. Uue testamendi järgi ristis apostel Peetrus just Kaisareas, kus asus üks esimesi kristlike kogukondi Rooma centuriot Corneliust. Ja see oli esimene kord, kui mitte juut sai kristlaseks. Seda võib pidada Kristuse leviku alguseks. Tiibeti iidne käsikirjade hoidla. Tiibetis, Everestist 180 kilomeetri kaugusel ja 4300 meetri kõrgusel asub iidne Sakja klooster. 2003 aastal sai sellest laiem avalikkus teada. Tänu hämmastavale leiule. Arheoloogid avastasid kloostris iidse käsikirjade hoidla, mis oli sõna otseses mõttes seina sisse müüritud. Kloosteris asutati 1073 aastal Koncho Gyalpo poolt, kes oli iidse mõjuka suguvõsa munk ja üks 7 tiibetlasest, kes võtsid vastu pühitsuse budistlikeks munkadeks. Just selle kloostri ülemad valitsesid Tiibetit kuni 13. sajandini, olles mongolite Yuani dünastia kaitse all. Seetõttu sai Sakja Tiibeti halduskeskuseks ja kohalik budistlik suundumus muutus Tiibetis valitsevaks. Nii kestis see kuni 1959 aastani, mil Hiina vallutas Tiibeti ja kloostri ülem oli sunnitud Indiasse põgenema, kus ta ehitas Tiraduni linna kloostri ja sai selle ülemaks. Aga pöördume siiski tagasi Sakja juurde. Kloostris asub ainulaadne raamatukogu iidsete käsikirjadega, millel on kaunid kaaned. Enamik käsikirju on tühendatud budismile. 2003 aastal avastas uurijate rühm oma üllatuseks ühe kloostri seina seest tohutu kinnimüüritud iidsete rullraamatute ja raamatute varamu. Hoidla mõõtmed on muljetavaldavad. Seina pikkus on umbes 18 meetrit ja kõrgus umbes 3 meetrit. See oli sõna otseses mõttes täis iidseid tekste. Mõned neist olid rullraamatute kujul, teised aga raamatute kujul. Lisaks oli suur hulk tekste hoiustatud karpides. Hiina teadlased jätkavad siiani tööd peidikust leitud käsikirjade kallal. On teada, et peidetud käsikirjade ja rullide arv on umbes 84 000. Need käsikirjad ei ole pühendatud ainult budismile, vaid ka ajaloole, astronoomiale, matemaatikale ja erinevatele kunstidele. Mõned religioossed tekstid on kirjutatud tindiga, millele on lisatud kulda ja hõbedat ning need pärinevad teamiselt Yuani ja Mingi ajast. Kuid mõned eriti väärtuslikud käsikirjad on kirjutatud Kubilai Khani ajastul 13. sajandil. Mis puudutab raamatukogu ja kloostrit üldiselt, siis siin on kogutud tohutul hulgal mälestisi, mis sisaldavad hindamatuid andmeid ajaloo, ajaarvamise, geograafia, meditsiini ja muu sellise kohta. Kõik need hoitakse Lahan Chenpo tohutu saali riiulitel ja see kõik näeb välja väga eepiline. Muide, just siin hoitakse unikaalset iidset kaanonit, mis kaalub umbes 500 kilogrammi ja mida peetakse maailma suurimaks ja raskemaks. Salapärane akvedukt Cinglo de Miraflores. Kui ma seda ilu nägin, vajus mul suu lahti. Kas tõesti ehitasid seda järjekordsed meistrid haamrite ja peitlitega? Kes seal tol ajal elas? Juba selle ehitise mahust, millest on alles vaid see osa seinast, on selge, et siin ei saadud hakkama ilma ekskavaatorite ja mitmetonniste veokuteta. Muide, isegi hispaaniakeelses internetis on selle koha kohta väga vähe infot. Kiviplaadid, mida te fotodel näete, olid osa akveduktist, mis kuulus vanale Sotu del Buen kanalile piirkonnas, mida tuntakse Cinglo de Massadrigosena.
Massadrigos on lähe koht, mille lähedal voolab Guadalopa jõgi, joonistades välja lõigatud profiilid ja paljastades värvilised kaljud, mis moodustavad selle piirkonna. Punane, granaatõunapunane, hall või beež. Need on mõned toonid, mida näitavad erinevad geoloogilised kihid, mida vesi on uuristanud tertsiaari ja kvaternaari perioodidel. Rüü jalgratas. 2008 aasta mais viisid Bristoli ülikooli arheoloogid läbi väljakaevamisi Chateau Gaillardi lossi territooriumil. 2,5 meetri sügavuselt leiti rauast esemete kompleks, mis moodustas sõdalaste kaitserüü. Arheoloogid leidsid selle lähedalt teise matmispaiga, hästi säilinud hobuse skeleti. Väljakaevamistel leiti ka Tenier Tournois münte, Philippe Toine Augusti verminguid, samuti Aquitania hertsogkonna münte, mis võimaldasid dateerida rüü Richard I lõvisüdame ajastule. Selle leiu puhul oli ebatavaline just raudrüüde fragmentide paigutus. Ülalt vaadates meenutasid need jalgratta kontuure. Kui suur oli arheoloogide üllatus, kui hoolikalt välja võetud fragmendid õnnestus puhastada mitmesaja aasta vanusest pinnasest ja neid lähemalt uurida. Kahtlemata olid need peaaegu 9 sajandit maa sees lebanud rüütli jalgratta detailid. Juba Hallstatti ajastul tekkisid Euroopas peamised raua plastilise töötlemise oskused. Harvad katsed valmistada terasest mõõgaterasid raua ja selle toorikute süsinikuga rikastamise teel. Järgmisel lateeni ajastul omandati täielikult terase valmistamise tehnoloogia, sealhulgas üsna keerulised meetodid keevitatud detailide saamiseks, millel oli kõrge pinnakvaliteet ja kulumiskindlus. Rauddetailide metallograafiline uurimine ja liifide mikroskoopiline uurimismeetod võimandavad meil kindlalt väita, et selle ebatavalise keskaegse jalgratta põhielemendid on valmistatud just terasest. Nagu näha, läbisid terasetoodete valmistamise retseptid praktiliselt muutusteta kogu Rooma aja ning avaldasid teatud mõju varakeskaegse Euroopa sepatöö tasemele. Järk-järgult õnnestus teadlastel taas luua rüütliajastu ebatavalise liikumisvahendi välimus, dinosauruse muna embryoga. 2010. aastal, kui remonditi Inlian Kuntshu loodusloomuuseumi Kagu-Hiinas, sorteerisid töötajad kollektsioone ja avastasid kivistunud dinosauruse munad. Sellised leiud ei ole haruldased, kuid paljud neist ei ole hästi säilinud. Teadlased otsustasid mõningaid eksemplare lähemalt uurida ja avastasid ühe muna seest embrüoskeleti. Selgus, et materjal koguti juba 2000 aastal väljakaevamistel Kagu-Hiinas ja see oli kogu selle aja muuseumi hoidlas. 16,7 cm tikkuse muna sees asub Oviraptorosauruse embrüo. Need teropoodidest dinosaurused elasid kriidiajastul tänapäeva Aasia ja Ameerika mandrite aladel. Nende keha kattis sulestik, suus puudusid hambad ja lõualuudel oli sarveskate, ramfoteek. Leiu vanuseks hinnatakse 66-72 miljonit aastat. Teadlased nimetasid selle beebi Inlianiks. Embrüo kehapikkus on 27 cm. Tõenäoliselt jäi dinosauruse pojal sünnini vaid mõni päev, kuid ta hukkus, võib olla maalihe tõttu. Embrüo asend on väga iseloomulik. Tagajalad asuvad külgedel ja pea on surutud keha esiosa vastu. Selg on samal ajal painutatud mööda munatömpi otsa. See asend sarnaneb väga tänapäevaste lindude embrüote omaga enne koorumist. Linnupoeg tõmbab pea esieseme alla. Sellest võib järeldada, et mõned tänapäevaste lindude arenguseaduspärasused ja iseärasused tekkisid vähemalt juba nii iidsetel vormidel nagu Oviraptorosaurused. Praegu jätkub leiu uurimine kaasaegsete skanneerimis- ja visualiseerimisvahendite abil. Jätkub. Vana linn, mida kirjeldas Homeros. Arheoloogid avastasid hellenistliku pühamu jäänused koos kirjaga, mis on seotud Homerose Iliases mainitud linnaga. Kreeka kultuuriministeeriumi andmetel toimusid väljakaevamised Agiokampase sadama lähedal. Teadlaste meeskond avastas hellenistlikust perioodist pärit ehitise, mis oli ehitatud alabastrist ja kohalikust kivist. Leidu dateeritakse umbes 3.–2. sajandisse e.Kristunsa. Ala asub Mavrovouni mäejalamil, mis ulatub kuni Põhja-Egeuse merekaljuse rannikuni. Meeskond avastas palju arhitektuurseid elemente, sealhulgas antablamendi ehk horisontaalse katte kolonnaadi kohal, 5 Dooria stiilis kapiteeli, kuju aluse, osa sambast, marmorist jala, pingid ning 2 marmorist lastepead. Muude leidude hulgas olid rauast naelad, nooleotsad, Thessaalia ja Makedoonia pronksmündid, pronksist sõrmused, savilambid, jooginõud ning amforate fragmendid. Teadlased leidsid ka plaadid, millel olid keraamikapoodide omanike nimed. Kõige tähelepanuväärsemaks leiuks osutus aga plaat kirjaga, mis võib olla seotud Millipojaga. Linn ja Poliise antiikajal.
arheoloogid usuvad, et nad avastasid iidse linna Milipoja, mida mainis Homeros Iliase teises laulus, niinimetatud laevade nimekirjas. Selles oma teose lõigus loetles poeet kõik Kreeka linnad, mis osalesid Agamemnoni valitsemise ajal Trooja vastasel sõjakäigul. Seda linna mainisid ka teised Vana-Kreeka kirjanikud oma hilisemates teostes, kuid andmed selle täpse asukoha kohta puuduvad praegu. Kuldse käevurumaja. Need on muistse Rooma hooned, mis mattusid vulkaanipurse ajal 79. aastal ja need on andnud teadlastele palju teavet roomlaste elu kohta 1. sajandil meie ajaarvamise järgi. Kuldse käevurumaja on tõeline mitmekorruseline linnavilla, kus on palju ruume, panoraamterrassid, kust avanes vaade merele, aed, viinamarja istandus ja väga kallis viimistlus. Palju sellest kaunist viimistlusest on meie ajani säilinud, hoolimata katastroofist. Freskod, mosaiigid, marmorist inkrustatsioonid, terrakotast reljeefid, üksikud leiud. Osa freskodest varises koos krohviga kokku. Krohv kukkus seinte pealt maha ja restauraatoritel tuli kõvasti vaeva näha, et nende algne välimus taastada. Arvatavasti sai maja kannatada maavärinast 17 aastat enne Vesuvi purset ja mõned selle ruumid olid pikka aega remondis. Arheoloogide jaoks oli selle valduse kõige kurvemaks avastuseks terve inimrühma jäänused, kuhu kuulus 2 väikest last ja 2 täiskasvanut. Kipsi abil õnnestus taastada nende kehade maht hukku hetkel. Ühe täiskasvanu käel säilis raske tervelt 610 grammi kaaluv kuldne käevõru. Selle disaini aluseks sai üsna levinud motiiv Vana-Rooma juveelikunstis. 2 teineteisele otsa vaatavat maopead. Meie puhul hoiavad nad tead lõugade vahel. Suur ketas, millel on kujutatud kuujumalannat Selenet. Ta hoiab pea kohal pool kuud selle otstest kinni ning nende vaheline ala on kaunistatud tähtedega. Just selle käevõru auks, mis leiti 1974. Negi aastal panid arheoloogid kogu majale nime. Ehe viitab naise kõrgele sotsiaalsele staatusele, kellele see kuulus. Kuid see pole veel kõik. Karbike muljetavaldava rahasummaga. 40 kuldset aureost ja 180 hõbedast denaari ja arheoloogide sõnul 20 denaari eest. 3-liikmeline perekond oleks saanud Pompeis terve nädala süüa. Inimesed jäid igaveseks koridori, mis viis majast aeda ehk siis pääsemise poole, nagu neile tundus. Aga nad otsustasid ruumist lahkuda liiga hilja. Kuldse käevurumaja elanikud hukkusid ülemise korruse rõduvaringus. Kuna Pompeis hukkunute sugu pole alati võimalik vallandite põhjal kindlaks teha, otsustati 50 aastat tagasi lugeda naiseks seda, kelle käel oli käevõru. Seda gruppi peeti perekonnaks, isa, ema ja 2 väikest last. Kuid nüüd on põhjust arvata, et need inimesed ei olnud omavahel sugulased. Mehed, küpses eas mees, noorem mees ja 2 poissi, üks 5-6-aastane ja teine umbes 3-aastane. Nende jäljendite uurimine jätkub ja võib-olla ootavad meid ees uued avastused. Kailase mägi ja selle mõistatused. Kailase mägi ehk Kailash asub Tiibeti kõrgustiku lõunaosas Trans-Himaalaja süsteemis ning kuulub territoriaalselt Hiinale. Kailash tähendab tiibeti keeles lumede kalliskivi. Kailash on selle mäestikusüsteemi kõrgeim osa, mille kõrgus on 6638 meetrit üle merepinna, kuigi andmed võivad erineda. Küsimus on mõnekümnes meetris. Kailashi mäenõlvadelt saavad alguse 4 India subkontinendi suurimat jõge. Gangese lisajõgi Karnali, Brahmaputra, Indus ja selle lisajõgi Satledž. Kõrguse ja tsivilisatsiooni puudumise tõttu tekivad raskused mäe uurimisel. Siiani on Kailashi kohta väga vähe teada, kuid see mägi peidab endas palju mõistatusi ja kinnitamata teooriaid, mis ootavad oma aega. Paljud katsed mäe tippu vallutada on läbi kukkunud. Siiani pole kellelgi see õnnestunud. Ekspeditsioonidele ei andnud luba Hiina võimud, ÜRO ega Dalai Lama. Palverändurid korraldasid meeleavaldusi ja tõkestasid tee. Tema välimus on juba iseenesest mõistatus. Kailase mäe servad on suunatud 4 ilmakaare poole ning mõned teadlased arvavad, et see on iidne püramiid, mille külge on liitunud väiksemad mäed, moodustades terve süsteemi. Geoloogid aga arvavad, et püramiidi kuju on mäele andnud tuul ja vesi tuhandete aastate jooksul ning et mägi ise tekkis ookeani põhjas maakoore liikumise ja kokkupõrke tulemusena, tõustes pinnale. Mäe lõunaküljel olevad praod meenutavad svastikat, mis budismis sümboliseerib kõrgeimat jumalikku jõudu ja täiuslikkust. Võimalik, et sellised praod võisid tekkida maavärina tagajärjel. See on selline koht, kus juhtuvad uskumatud imed. Tundub, nagu keegi oleks selle meelega teinud mingitel oma salapärastel põhjustel. Mõned oletuste kohaselt on Kailase mägi ümbritsetud paljude müütide ja legendidega. See on üks tuntumaid palverännaku kohti, sest hinduistide jaoks on Kailas püha mägi, kus elab jumal Shiva ja budistid peavad seda Buddha paleeks. Paljud on veendunud, et mägi on justkui seest õõnes ja seal on leidnud varjupaiga valgustunud olendid. Et teha täisring selle ümber, tuleb läbida 53 meetrit. Orusmäe jalamil. Sellele palverännakule on antud eriline nimi, Kara, ja see pärineb Tiibeti munkadelt.
Igaüks, kes on vähemalt korra elus teinud karaat, vabastatakse karmast ja kõigist pattudest, mida ta elu jooksul on sooritanud ning võib olla rahulik oma järgmise taassünni pärast. Tulevase taassünniga läheb tal kindlasti hästi. Need, kes on külastanud Kailase mäge, ütlevad, et seal tundub aeg justkui lakkavat olemast. Väga tugeva energiakontsentratsioon suudab tõesti panna inimese mõistma elu mõtet, aitab ennast tundma õppida ja justkui laeb sisemiselt patareid uuesti. Massiline elavhõbeda mürgitus iidsetel aegadel. Sevilla ülikooli töötajad uurisid massilise elavhõbeda mürgistuse juhtumeid möödunud ajastul. Tänapäeval peetakse vedelat metalli, mille aurud on tervisele kahjulikud, üheks maailma kõige ohtlikumaks aineks. Kuid meie esivanemad sellest ei teadnud. Spetsialistide rühm Steven Emsley juhtimisel analüüsis 370 iidset matmispaika 23 kohas Hispaanias ja Portugalis. Kogutud andmed hõlmavad 5000 aastat neoliitikumist kuni antiikajani. Vähesed mürgistused esinesid pronksi ajal. Siis kasutati laialdaselt mineraali nimega kinaaver, elavhõbeda sulfiid, mis jahatamisel annab erksa punase pulbri. Ajalooliselt kasutati kinaaverit pigmendina värvide valmistamisel. Sellega kaeti dekoratiivesemeid, kultusriistad ja isegi surnukehasid, ka juustes. Säilitamise tõttu tuvastasid teadlased ebatavaliselt suure elavhõbeda sisalduse 400 osakest miljoni kohta tavalise 2 asemel. Arheoloogide sõnul võisid need inimesed vahetult enne surma sisse hingata elavhõbeda aure või süüa kinaveri esoteerilistel eesmärkidel. 500 aasta vanused kondid keppide otsas. 100 aastaid tagasi kogusid tänapäeva Peruu rannikualade põliselanikud oma surnute jäänuseid rüüstatud haudadest ja panid need keppide otsa. Teadlased lugesid kivist hauakambrite sees Chincha kultuuri orus kokku peaaegu 200 sellist keppi. Arheoloogid oletavad, et sellise tava tekkimises on süüdi hispaanlased, kes rüüstasid neid haudu. Püüdes kuidagi oma esivanemate säilmete terviklikkust taastada, torkasid põliselanikud need sellistele keppidele. Kokku uurisid arheoloogid 664 hauda 44 kalmistul, mis olid laiali 40 ruutkilomeetri suurusel alal Chincha orus. Nad leidsid 193 keppi, millel olid selgroolülid. Nende vanust õnnestus kindlaks teha luudes ja puidus oleva radioaktiivse süsiniku abil. Radioaktiivne süsinik koguneb organismi elu jooksul ning pärast surma laguneb teadaoleva kiirusega lämmastikuks. Järele jäänud radioaktiivse süsiniku koguse järgi saab teada, millal organism suri. Analüüs näitas, et selgroolülid ja kepid pärinevad aastatest 1450 kuni 1650 Inkade impeeriumi lagunemise ja Euroopa kolonisaatorite võimule tuleku ajast. Enamik selliseid taastatud matmispaiku leidsid teadlased suurtest kivist hauakambritest, mida nimetatakse tšuppadeks. Sellistes hauakambrites maeti peaaegu alati mitu inimest. Ühes neist lugesid teadlased kokku 100 inimeste säilmed. Õitsengu tippajal aastatel 1000-1400 elas Chincha kuningriigis umbes 30 000 inimest. 15. sajandi lõpus liitusid nad Inkaade impeeriumiga. Pärast eurooplaste saabumist, näljahädasid ja epideemiaid vähenes rahvaarv oluliselt. 1583. aastaks oli alles vaid 979 maja. Euroopa dokumentidest on teada, et hispaanlased rüüstasid sageli Chincha hauakambreid, kogudes kulda ja artefakte ning hävitades säilmeid. Tiigripeaga draakoni kuju. Hiina arheoloogid avastasid legendaarsetes Sanxindui varemetes ja Sichuani provintsis Edela-Hiinas väljakaevamiste käigus ainulaadse pronksist jumaliku looma kuju, draakoni, kellel on tiigri pea ja draakoni sarved. Pronkskuju esialad toetuvad kolmnurksele vasklambrile, tagumine osa ulatub ülespoole. Arheoloogid leidsid kuju 2021 aasta detsembris, kuid otsustasid leiust rääkida alles vahetult enne Hiina uut aastat, mis idakalendri järgi on just nimelt tiigri aasta. Teatatakse, et pronksist jumaluse keha pole veel täielikult välja kaevatud, ajapuuduse ja raskete tööülesannete tõttu. Spetsialistid otsustasid selle artefakti teised täielikud väljakaevamised läbi viia. 2022 aasta märtsis. Juba on teada, et see artefakt pärineb Shangi dünastia ajast, mis eksisteeris Hiina aladel 16-11 sajandil EMA. Teadlaste sõnul oli pronksist pooleldi draakoni, pooleldi tiigri kuju, tõenäoliselt kas religioosnese, mida kasutati rituaalides, või mõne tundmatu mõjuka klanni sümbol või totem. Kuid rohkem üksikasja saab teada alles pärast väljakaevamiste lõppu ja skulptuuri uurimist laboris. Salapärane naine on Etsist 300 aastat vanem. Austria teadlased uurisid uuesti isiku jäänuseid, mis leiti juba 1900 aastal Graatsi ümbruses ja selgitasid välja, et need kuulusid eakale naisele, kes suri üle 50-aastasena. Около 3630-3380 годов. Need on vanimad inimjäänused, mis on Stüürias leitud ja mis on umbes 300 aastat vanemad kui lähedal avastatud Etsi omad.
Tema luude uurimine näitas, et ta kannatas elu jooksul sageli nälga ning pärast surma näib, et tal lõigati pea maha. Hiline neoliitikum ja eneoliitikum. See tähendab umbes aastatel 4900 kuni 3400 et Kristur. Kesk-Euroopas, tänapäeva Ungari, Slovakkia, Tšehhi, Austria, Sloveenia ja Poola aladel. Välja kujunes arheoloogiline Lengeli kultuur, mis sai oma nime samanimelise matmispaiga järgi, mis kaevati välja juba 19. sajandi lõpus. See ajajärk eristub eelkõige tänu vase töötlemise omandamisele, mis Lengeli kultuuri kandjate puhul avaldub peamiselt ehete leidudena. Need inimesed, kes tegelesid peamiselt põlluharimisega, eelistasid elada suurtes kindlustatud asulates, millega olid seotud ka nende matmispaigad. Matmised toimusid peamiselt inhumatsiooni kombel, küürus asendis külili, kusjuures mehi maeti sageli ilma koljudeta. Teadlased märkisid, et tegemist oli üsna tugeva väikest kasvu naisega, kes suri kõrges eas umbes 53-aastaselt. Luuring näitas, et naisel oli hästi arenenud lihaskond, ilmselt raskete koormate kaugele kandmise tulemusena. Jäänused viitavad ka korduvatele alatoitumise perioodidele, mis viisid suurema vastuvõtlikkuseni haigustele. Tõenäoliselt oli tema lühike kasv umbes 147 cm, samuti toitainete puuduse tagajärg. Teadlased avastasid tema koljul manipuleerimise jälgi. Nii oli naisel kuklaluus suurendatud avalõigete abil ning eemaldatud ka kuklaluu põntad. Lisaks on sekkumise jäljed näha tema esimesel ja teisel kaelalülil. Teadlased arvavad, et varsti pärast surma eraldati tal kolju kaelalülidest tulekivinoaga. Sellise käitumise põhjuste üle on uurija arvates raske otsustada. Võib-olla oli see osa matuseriitustest, soov aju eemaldada või trofeed saada. Kuldniitidega tikandi fragmendid Arktikas. Jumeni teadused leidsid Arktikas väljakaevamistel 17. sajandi kuldniitidega tikandi fragmente, mis on esimene selline leid Venemaal. Varased sellise kuldniitidega tikandi ja meeste pealisrõivaste eksemplarid olid teada ainult gravüüride järgi. SME-d on säilinud tänu Arktika kliimale. Leidu uurides jõudsid teadlased järeldusele, et kuldniit koosneb siidist südamikust, mis on kokku pandud 200 kuni 300 siidiniidist ja ümbritsetud fooliumiribadega. Niidid on valmistatud Lääne-Euroopas, kuid rõiva ise valmistasid Vene meistrid. Leiud on säilinud tänapäevani tänu Arktikatsooni tingimustele, igikeltsale ja erilistele mullaprotsessidele. Kultikandiga rõivad võisid selgubid saada tasuks tsaariteenistuse eest. Sarnaseid leide ei ole üheski Venemaa muuseumis. Kultikandi jäänuseid plaanitakse eksponeerida Salekhardi muuseumis. Kuninglike rõivaste jäänused Iisraelis. Iisraeli teadlased avastasid Timna orus kaevamisi tehes kootud kangatüki, tuti ja villakiud, mis olid värvitud niinimetatud kuninglikku purpurvärvi. Kangatoon vastas piiblis kirjeldatud purpurriiete värvile, mida kandsid kuningas Saalomon ja teised muistsete aegade valitsejad. Teadlaste sõnul avanes neil võimalus heita pilk piibelliku kuningate garderoobi. Purpurvärv oli erksa tooniga, vastupidav, kuid seda oli äärmiselt raske hankida, mistõttu oli selle hind väga kõrge ja see oli kättesaadav vaid valitutele. Radioaktiivse süsiniku meetodil dateerimine kinnitas, et leiud pärinevad umbes 1000. aastast e-Kriston, mis langeb kokku Jeruusalemma piibellike kuningate Taaveti ja Saalomoni aegadega. Sel ajal valmistati purpurvärvi Vahemere molluskitest. Ajaloolaste sõnul oli see isegi kallim kui kuld. Teadlased märkisid, et see on esimene kord, kui Iisraelis ja kogu Lõuna-Levantis on leitud rauaajast pärinevat purpurkangast. Varem õnnestas leida vaid karpide, molluskite jääke ja värviplekkidega keraamikat, mis viitasid purpuritööstusele. Kangas säilis orus tänu erakordselt kuivale kliimale. Luristani pronksfiguuride saladus. Eelmise sajandi 20. lõpus ujutati antiigiturud üle peente pronksfiguuridega. Need olid inimeste ja loomade kujutised, pronksist reljeefsete kaunistustega peekrid ja elegantsed nõelad. Need vaimustasid antiigihuvilisi, kuid nende figuuride päritolu kohta oli vähe teada. Kaupmehed märkisid vaid mägipiirkonna, Luristani. Samal ajal ei antud mingit teavet tsivilisatsiooni, ajastu ega täpse päritolukoha kohta. Figuurid hakkasid levima alates 1928. aastast, kui väikelinnas Harsinis, umbes 30 kilomeetri Kermanšahhist ida pool, leidis kohalik talunik need oma põldudelt. Kuuldus neist levis kiiresti nii teadlaste kui ka kohalike elanike seas, kes alustasid kiiresti väljakaevamisi. Samas suundusid linnakaubitsejate vood, kes ostsid kunstiteoseid ja müüsid neid edasi muuseumidele ja kollektsionääridele. Esimene lääne arheoloog, kes uuris pronksist kujukesi, oli saksa päritolu teadlane Erich Schmidt, kes alustas Luristani uurimist esmakordselt 1935 aastal.
Oma abikaasa Mary Heleni soovitusel kasutasid teadlased lennukit piirkonna ülevaatamiseks. Nii uuriti Luristani ja teisi Iraani paiku, sealhulgas Persepolist esmalt ülevalt poolt. Aerofotograafia osutus väärtuslikuks mitte ainult paikade uurimisel, vaid ka arheoloogias üldiselt. Hiljem hakati seda laialdaselt kasutama arheoloogide poolt üle kogu maailma ning seda kasutatakse tänapäevani. Tõsi, lisaks aerofotograafiale kasutavad teadlased viimasel ajal ka laserkaardistamist. Hoolimata paljudest loata väljakaevamistest, mis algasid juba 20. aastate lõpus, õnnestus Erich Schmidti meeskonnal leida suur hulk pronksi, elevandiluust ja keraamikatooteid. Kõik esemed olid sarnased nendega, mis olid varem leitud. Enamik uurimistööst suhtumis keskendus mitmekambrilisele rajatisele, mida peeti kas templiks või kohalikuks pühapaigaks. Lisaks leidsid arheoloogid hauakambrite seest palju esemeid. Tsivilisatsioon, mis need esemed valmistas, on endiselt mõistatus. Võimalike kandidaatide hulka kuuluvad varased meedlased, Indo-Euroopa rühm, kes elas selles piirkonnas. Teised teadlased arvavad, et figuurid lõid kimmerlased, rändrahvas, kes tekkis Lõuna-Venemaal ja võib-olla asus 8. sajandil Eekrustun Luristani elama. Hiilkirjaga kirjad sellelt alalt leitud mõõkadel viitavad, et need esemed valmistasid kassiidid, rahvas, kes asus Luristani elama umbes 16. sajandil Elememaada. 12. sajandi alguseni maa okupeeris ta Kesk- ja Lõuna-Mesopotaamia. Mis puudutab kujukesi endid, siis paljud neist kujutasid mehi ja naisi. Samuti leiti palju loomakujukesi, mis ulatusid suurtest kaslastest ja röövlindudest kuni mütoloogiliste loomadeni nagu grifoonid ja sfinksid. See motiiv on iseloomulik paljudele iidsetele tsivilisatsioonidele. Arvatakse, see sümboliseerib inimese üleolekut looduse üle. 1000-aastane ajakapsel. Tahan teile näidata iidset veealust paika, millest te ilmselt pole kuulnud. See koht kannab nime Xi'ani koobas, mis on tõenäoliselt planeedi suurim veealune karjäär. Koopas sees on jälgi masinate tööst ja muid fakte, mis viitavad sellele, et selle lõi tundmatu tsivilisatsioon. Ja kuna see on seestpoolt veega üle ujutatud, on see suutnud vältida loomuliku ilmastiku mõjul lagunemist. Seega on see koobas omamoodi ajakapsel puhta veega. Koobas asub Hiina territooriumil Lõunamere lähedal. Tegelikult ei ole see mägi üldsegi mägi, vaid üle 80 miljoni aasta vana kustunud vulkaan. Koopasse sissepääs on üsna tagasihoidlik, kuid kui sisse minna, avaneb saal, mis mahutab 1000 inimest. Saali teises otsas algavad tehislikud koopad, mis on veega üle ujutatud. Muide, mägi asub 100 meetri kõrgusel merepinnast ja see kõik asub kustunud vulkaani sees. Alles 2009. aastal otsustas grupp sukeldujaid selle välja uurida. Nende uuringud näitasid, et koobas on vähemalt 60 ruutmeetri suurune. Viiel avastasid nad lugematul hulgal treppe, mis viisid alumistesse saalidesse. Järgides treppe avastasid sukeldujad laotud kiviplaadid, mis ilmselgelt olid iidse kaevandamise jäänused. Nende välimus meenutab iidse Hiina tänavakivide välimust. Sukeldujad suutsid koostada koobakaardi. Sukeldujad avastasid ka erinevaid kausse, lambialuseid ja bambusest redelid. Koobaste seinad on kaetud mudaga, kuid selle alt suutsid sukeldujad avastada tööriistade jälgi. Sarnaseid jälgi võib näha Janshai ja Babai karjäärides. Muide, teadlased ei tea siiani, kuidas need jäljed on tehtud. Käsitööriistadega pole neid võimalik teha. Kuna koobas avastati uuesti alles hiljuti, võib olla kindel, et need jäljed tekkisid sinna aastatuhandeid tagasi. Teadlased oletavad, et iidsed hiinlased avastasid need koopad tuhandete aastate eest ja kasutasid neid karjäärina. Samal ajal ei töötanud nad maksimaalsel sügavusel. Selle kohta annavad tunnistust leitud esemed nagu lambid ja tööriistad. Ka valmis õhukeste plaatide transportimine oleks olnud äärmiselt keeruline. Sellele viitavad ka jämedalt kokku pandud munakividest trepid. Samal ajal võib seintelt kõikjalt leida keerukate ühtlustatud tööriistade jälgi. See viitab sellele, et nendes kaevandustes töötasid täiesti erinevat tüüpi tööjõud. See viitab mõttele, et see rajatis on megaliitiline ehitis, mille on loonud tundmatu tsivilisatsioon, mis valitses maad tuhandeid aastaid tagasi. Raama, vibu ja raketid. Raama on iidse eepose Ramachana peategelane, keda kujutatakse alati vibu ja nooltega. Legendide kohaselt ei eksinud ta kunagi märgist ja tema nooled suutsid läbistada mitu sihtmärki korraga. Näiteks sellel pildil läbib tema nool 7 puud. Tavaliselt kujutasid iidsed skulptorid inimesi primitiivsete vibudega, kuid Raama vibu ja tema sõjavägi oli alati erilise kujundusega. Nii on vibukütid kujutatud Tšernokessova templi seintel. Vibukütid marsivad koos tavaliste jalaväelastega, kes kannavad tavalisi riideid, kuid nende vibudel on rattad küljes. Hämmastav on see, et tänapäevased vibud kasutavad samasuguseid rulle, mis Wikipedia andmetel leiutati umbes 50 aastat tagasi. Aga templi seinad annavad selgelt mõista, et iidsed inimesed kasutasid seda tehnoloogiat juba 1000 aastat tagasi. Muidugi tuleb mõni ekspert ja ütleb, et need on lihtsalt kaunistused, lillekesed.
aga miks peaksid sõdurid oma relvi kaunistama? Kas tõesti vajas Raam ainult rullikuid oma vibul, et läbistada 7 puud? Nüüd vaadake nende nooli. Kõik teavad, et nool peab olema õhuke ja pikk, et hästi läbistada. Aga nooled, mida me nendel piltidel näeme, meenutavad pigem rakette. Noole ots näeb välja, nagu oleks selle sees midagi ja see ei meenuta sugugi tavalist teravat otsa. Kas mäletate filmi Rambo? On üks tüüp YouTube'is, kes tõestas, et lõhkeaine kinnitamine noole külge on imelihtne. Ka legendid Raama kohta räägivad, et need on raketinooled, mitte tavalised nooled. Neis räägitakse, et piirkond, kuhu nool tabas, hävis ning tema vaenlased plahvatasid, jättes endast maha vaid tahma. Kindlalt teada saada, kas Raamal ja tema sõduritel oli selline arenenud tehnoloogia, pole võimalik. Küll aga saame hinnata muistseid inimesi nikerdatud kujukeste järgi ning võime kindlalt öelda, et nad olid uskumatud ehitajad, kes ületasid isegi tänapäevaseid. Ja tuginedes sellele faktile võib järeldada, et ka muistsete inimeste relvad võisid olla palju keerukamad, kui ajaloolased meile räägivad. Muistsest kummalisest ainest valmistatud mask. Alles hiljuti levis maailmas sensatsiooniline uudis, et Florida rannikult leiti salapäraseid artefakte. Nende vanus oli ilmne, kuid päritolu teadmata. Kokku sattus teadlaste kätte 7 eset. Kõik nad on valmistatud materjalist, mida maal peaaegu ei leidu, iriidiumist. Muidugi oli see ese loodud inimeste kätega ja täiesti maisetes tingimustes. Asi on selles, et iriidiumit leidub suurtes kogustes maale langenud meteoriitides. Ilmselt märkasid iidsed inimesed taevast tulnud märki ja läksid selle jälgedes. Saades kätte vääriskivi, hakkasid nad looma kultusesemeid. Artefaktide analüüs näitas, et need on vähemalt 12 aastat vanad. Arvestades, et iriidium on väga kõrge sulamistemperatuuriga ja kõva materjal, tuleks ilmselt ümber hinnata tolleaegse metallurgia arengutase. Need esemed kuulusid oletatavasti just muistsetele inkadele. Isiklikult minul pole kahtlustki, et iidsetel tsivilisatsioonidel oli erakordseid teadmisi nendes valdkondades, mida tänapäeva inimkond pole veel vallutanud. Seetõttu pole mingit kahtlust, et meistrid suutsid 12 000 aastat tagasi neid meistriteoseid luua. Kõige rohkem huvi äratas jumal Viracocha mask. Selle paksus on vaid 1,7 millimeetrit, kuid sellel on suure jumaluse kujutis ja erinevad kultuslikud sümbolid. See artefakt võimaldab järeldada, et hiliste inkade kultuur on äärmiselt napp, kui võrrelda tuhandeid aastaid vanade esemetega. Jumal Viracocha kujutis võimaldab täpselt kindlaks teha eseme päritolu. Selle lõid inkad 12 000 aastat tagasi, kuid kaasaegne ajalugu väidab, et inkade impeerium on üks noorimaid tsivilisatsioone. Järelikult kas ajaloolased varjavad teadlikult tõde iidsete inkade kohta või teavad nende tõelisest kultuurist väga vähe? Kas see ei meenuta teile midagi? Anglasaksid hävitasid indiaanlaste suure ajaloo, et jääks mulje, nagu oleks Ameerika rajatud mitte indiaani tsivilisatsioonide hävingule, vaid aladele, kus elasid rändavad harimatud hõimud. Sarnase puhastuse osaliseks said ka meie slaavi teadmised. Ajalugu ei saa usaldada. Tänu jumalale aitavad artefaktid unustatud tõde teada saada. Alduvai Guru Tansaanias. Üks maailma tähtsamaid arheoloogilisi paiku ei ole kadunud linn ega aaretega täidetud haud. See on järsk korg suures Rifti-orus Tansaanias. Selles paigas, mida tuntakse Alduvai Guruna, asuvad kõige varasemad tõendid inimese eellaste olemasolu kohta. 1930. aastatel avastasid abielupaarist paleantroloogid Louis ja Mary Leakey Alduvai Gurus kivist tööriistu ning ka primaadi prokonsuli koljuluud, mis on 25 miljonit aastat vanad. Samal aastal avastas Mary Leakey koljuosi ja ülemised hambad. Need kuulusid Paranthropus poisile, inimese varasele eellasele ehk hominiinile, kes elas umbes 1 750 000 aastat tagasi. Tol ajal oli Paranthropus poisei vanim kunagi avastatud hominiid. Lee ja nende 2 poega avastasid samuti Alduvai Gurus veel ühe inimese eellase, Homo habilise. 1968 aastal avastas Peter Nedzube selles kohas 1,8 miljoni aasta vanuse Homo habilise kolju ja 1986 aastal avastas arheoloogide rühm Tansaaniast ja USA-st sadu luid, mis kuulusid Homo habilise emasele, kes elas samuti umbes 1,8 miljonit aastat tagasi. Jäljed sarkofaagis. 2005. aastal töötas restaureerimismeeskond Egiptuse sarkofaagiga Cambridge'i Fitzwilliami muuseumis. Sarkofaag kuulus preestrile nimega Nespaver Shefit, kes suri umbes 1000 aastal ekristor. Ootamatult avastati kaane alt käsitöölise mustade sõrmede jäljed, kes valmistas sarkofaagi 3000 aastat tagasi.
Mingil põhjusel töötlesid iidsed töölised sisemist kaant enne, kui lakk oli kuivanud. Sellise kannatamatuse tulemusena säilisid nende sõrmejeeled järeltulevatele põlvedele. Need avalikustati alles 11 aastat hiljem, 2016 aastal, kui see ebatavaline artefakt lisati esimesse suurde näitusesse, mis oli pühendatud Egiptuse kunstnikele ja sellele, kuidas nende stiilid arenesid enam kui 4000 aasta jooksul. Tutanhamoni troon, mis on 3300 aastat vana, oli see auäärne koht, kus valitseja istus ja seda püüti alati eriti esile tõsta. Igas kultuuris ei olnud ta lihtsalt kõige tähtsam, vaid valitses inimesi jumalate nimel. Eriline tool, troon, on valituks olemise ja võimu sümbol. 1922 aastal avastati Tutanhamoni hauakamber. Sealt leiti selle noore Egiptuse vaarao troon. Tutanhamon suri, kui ta oli 19-aastane, umbes 1323 aastal e.Kristun. Troon on väga huvitav nii valitseja regaaliana, kunstiteosena kui ka perekonna fotoalbumina. Hauakambert ei olnud rüüstatud, seetõttu on troon säilinud tänapäevani peaaegu puutumatuna. Vargad jõudsid eemaldada vaid vääriskivid ja mõned kuldsed detailid. Troon ise on valmistatud puidust ja kaetud kuldplaatidega. Mosaiikmustrid on valmistatud klaasist, kvartsist, emailist ja elevandiluust. Nii et isegi arvestades, et vääriskivid on eemaldatud, on troon endiselt kaunis ja mustrid on võimalikult informatiivsed. Just troonisel jäätoel olev kujutis teeb sellest nii erakordse artefakti. Joonistused erinevad väga sellest, kuidas oli tavaks vaarosid kujutada. Neid pidi kujutama võimsate ja kindlalt jalul seisvatena. Aga Tutanhamoni trooni seljatoel on ta paigutatud armsasse kodusesse õhkkonda. Faarao istub lõdvestunult toolil ja tema naine määrib teda õlidega. Tundub, et nad teevad armsat perekondlikku vestlust. See, et tegemist on Tutanhamoni naisega, on selge, sest paaril on pahkluudel ühesugused jalavõrud, abielusümbolid. Me näeme noort ja muretut poissi. Teadlased väidavad isegi, et ta õõtsub. Kui lähemalt vaadata, siis trooni jalad pildil ei seisa põrandal ühtlaselt. Tagumine jalg on kõrgem kui esimene. Võiks arvata, et sellel toolil pole trooniga kui võimusümboliga mingit pistmist. Kuid käetugesid kaunistavad imailitud tiivulised maod ning seljatuge 4 kobrat päikesekettaga peas. See on tarkuse sümbol. Jalad on kujundatud nii, et ülal on võvipead ja all lõvikäpad. See on võimusümbol. Pole selge, kas troon tehti spetsiaalselt hauakambri jaoks või kas vaarao kasutas seda eluajal. Ometi kujutis ei viita kuidagi teispoolsusele. Mehhikos dešifreeriti iidne friis, mis avastati Oaxacas 2018. aastal. See sisaldab glüüfe, mis sümboliseerivad ebausuga ja sotsiaalse hierarhiaga seotud teemasid. Zapotekide ja mistekide kultuurides tõlgendasid Mehhiko riikliku antropoloogia ja ajaloo instituudi arheoloogid Oaxacas välja kaevatud iidse friisi glüüfe, mis annab sügava ülevaate zapotekide ja mistekide kultuurinormidest. Arvatakse, et 15 meetri pikkune friis pärineb ajavahemikust 650–850 B. Algupäraselt oli selle pikkus umbes 30 meetrit. See kaunistas hoone peafassaadi, tõenäoliselt elumaja, mida tuntakse kui Casa del Sur ehk lõunamaja, kus see oli nähtav lärmakalt tseremooniaplatsilt. Teatades poliitilisest ja majanduslikust tähtsusest, arvavad arheoloogid, et friis hävitati osaliselt zapoteekide poolt, kes puhastasid selle ala, tuginedes sellele paigale leitud matmisurni fragmentidele. Nelli Robles Garcia, riikliku arheoloogia koordinaatori sõnul kultuuripärandi asutusest, arvatakse, et need olid ohverdused, mis võisid olla tehtud eesmärgiga ruumi demüstifitseerida. Monte Albanis on ulatuslikud platsid ja lamedatipulised püramiidid, mis on inspireeritud läbimõeldud hauakambrite arhitektuurilisest stiilist. Selle asustasid misteegid Hispaania koloniseerimise ajal 16. sajandil. Arheoloogilised uuringud selles piirkonnas jätkuvad. Turist Ameerika Ühendriikides avastas iidse kannu. Turist. Считается, что кувшину 5000 лет. Американские туристы... Казахстанис. В. Казахстанис. В. Казахс. Sellest kaugest ajast pole Browni jaoks arheoloogilised avastused Iisraelis midagi uut. 2017 aastal osales ta samas piirkonnas väljakaevamistel, mille käigus leiti iidne puutumatu kirjarull ning samuti iidseid oliiviseemneid ja tatleid. Qumran, mis asub Juuda kõrbes, on piirkond, mis on täis koopaid ja sai maailma kuulsaks, kui beduiin avastas 1947 aastal juhuslikult hindamatud Surnumere kirjarullid.
tänu oma kaugemale asukohale ja kuivale õhule sisaldab Juuda kõrb suurt hulka hästi säilinud iidseid esemeid. Aastate jooksul on Juuda kõrbe piirkond meelitanud palju professionaalseid arheolooge ja arheoloogia huvilisi, nagu Braun. Arheoloogid ja ajaloolased usuvad, et kunagi elas Qumrani piirkonnas sadu juute, tuginedes leitud hoonete ja juudi rituaalvannide arvule. Paikmäkmes paigas. Inglismaal Debeni jõe lähedal kaevati välja 27 meetri pikkune laev, mida kasutati hauakambrina. Tegelikult tehti see avastus juba 8 aastakümmet tagasi Sutton Hoos, iidsel kalmistul, mida peetakse üheks Suurbritannia tähtsaimaks matmispaigaks. Teadlaste arvates on väärismetallide ja kividega laev kuningas Redwaldi hauakamber, kes suri aastal 624 või 625. Kõige intrigeerivam oli must aine, mida leiti kogu paadist. Arvati, et see on hüdroisolatsiooni vahend. Kuid tänu parematele tehnoloogiatele, mis said kättesaadavaks 2016 aastal, näitasid kordustistid ootamatut tulemust. Vaigulaadne materjal oli haruldane biitumeni liik, mida leidub ainult Lähis-Idas. Kuid miks see biitumen laeval oli, pole selge. Võib-olla eksporditi seda tol ajal. 5 puutumatut iidset hauda Sakkaras. Egiptus näitas hiljuti avastatud hästi kaunistatud iidseid hauakambreid Varaode nekropolis pealinna Kairo lähedal. 5 hauakambrit avastati selle kuu alguses ja need pärinevad vana kuningriigi ajastust, perioodist, mis hõlmab umbes aastaid 2700 kuni 2200, Edko Risturn. Mustafa Vaziri, muinsuste ülemnõukogu peasekretär, ütles, et Egiptuse arheoloogid alustasid väljakaevamisi septembris. Tema sõnul olid hauakambrid mõeldud kõrgetele ametnikele sealhulgas. Järelevalvajatele Vana-Egiptuses. Kõik need 5 hauakambrit on hästi maalitud ja kaunistatud. Kaevamised jätkuvad siiani. Arheoloogid plaanivad neid jätkata. Nad usuvad, et selles piirkonnas võib leida veel hauakambreid. Suurim Rooma mosaiik viimase 50 aasta jooksul. Üks Londoni uuemaid vaatamisväärsusi, klaasist pilvelõhkuja, mida tuntakse kui The Shard, jagab ilmselgelt ruumi ühe linna vanima varjatud aardega. Hiljuti avastatud peaaegu täielikult säilinud 2000 aasta vanuse Rooma mosaiigiga. Londoni arheoloogiamuuseumi arheoloogid tegid selle avastuse selle kuu alguses väljakaevamiste käigus, mis toimusid ehitustööde ettevalmistamisel. Meeskond usub, et hästi säilinud mosaiik kaunistas Rooma söögitoa põrandat. Mola pressiteate kohaselt on see leid suurim Rooma mosaiik, mis on Londonis vähemalt viimase 50 aasta jooksul avastatud. See on linna jaoks haruldane leid, kuna nii suurejoonelised mosaiigid olid kitsastes linnatingimustes haruldased. Arvatakse, et algne hoone, mis sisaldas mosaiiki, oli Rooma mansio ehk eliithotell, mis pakkus majutust, talli ja söögisaali. Maja suurus ja luksuslik ruum võimaldavad oletada, et see teenindas kõrge auastmega ohvitsere ja nende külalisi. Mosaiik koosneb 2 paneelist, millest suurem pärineb tõenäoliselt 2. sajandi lõpust või 3. sajandi algusest. See on kaunistatud suurte värvikate lilledega, mida ümbritsevad põimunud niitide ribad ja Saalomoni sõlmed. Levinud motiiv Vana-Rooma mosaiikides, mida sageli kujutatakse 2 aasadega ovaalina. Teadlased märkisid täpse paralleeli mosaiigi mustriga, mis leiti Saksamaa linnast Trierist, oletades, et mõlemad olid rändavate Rooma käsitööliste tööd. Tööl Londonis. Chrysocolla amuleet. Egiptlased suhtusid värvidesse tõsiselt ja omistasid igale värvile oma tähenduse ja omaduse. Teadlased teadsid, et roheline värv sümboliseeris Egiptuses kasvu, saaki ja tervist. See oli piisavalt tähtis, et panna rohelisest kivist valmistatud skarabeused muumiate südame kõrvale, kuid keegi ei aimanud, miks. Roheline värv mängis samuti olulist rolli, kui asi puudutas Egiptuse lapsi. Vanaaegsete ülestähenduste ja hieroglüüfide järgi kandsid noored isegi rohelist jumestust. Hiljutine avastus näitab, et Egiptuse vanemad uskusid, et see võib nende järglasi kaitsta. Lapse muumia uurimisel leiti tema kehalt nahast kotike, milles oli ereroheline krüsokollast valmistatud amulett. Kui laps suri 4700 aastat tagasi Egiptuses, oli malachiit kõige kättesaadavam roheline mineraal. Kuid krüsokolla oli haruldane kaup, mida leidus vaid Siinail ja Ida-Egiptuse kõrbes. Sarnane krüsokollast valmistatud poissi kujutav kujuke toetab teooriat, et teatud rohelist mineraali kasutati ainult laste puhul. Mitmed eksperdid nõustuvad, et amulett, mis leiti malaariasse surnud väikelapse juurest, oli tõenäoliselt mõeldud tervise ja turvalisuse tagamiseks teispoolsuses. Perekonna hauakamber 20 muumiaga.
Üks Egiptuse Itaalia ekspeditsiooni olulisemaid leide tehti 2019. aastal, kui arheoloogid avastasid hauakambri, mida oli korduvalt kasutatud mitme sajandi jooksul, alates Ptolemaioste ajastust kuni Rooma perioodini. Nagu paljud selles piirkonnas leitud matmisrajatised, oli ka see rüüstatud. Siiski leidsid teadlased 35 muumiat ning väärtuslikke esemeid, anumaid, palmipuust kanderaame, kujukesi ja kartonaaži. Egiptuse Itaalia arheoloogiamissiooni arheoloogid uurisid alalinna lääneosas Aga-Khan 3. mausoleumi ümbruses, mis ehitati 1956 aastal. Vana nekroopoli asukohas, mis pärineb 6. sajandist e-kristust ja 4. sajandist b-kristust, teadlastel õnnestus avastada suur hauakamber, mis oli juba antiikajal rüüstatud. Siiski lebas seal endised 20 hästi säilinud muumiat, mis pärinesid Kreeka-Rooma perioodist. Nende seast tõid arheoloogid esile lapse muumia, mis asus koos kartonaažiga terrakotast sarkofaagis. Hauakamberi see koosneb kaljusse raiutud 4 matmisruumist, mille sissepääs oli ehitatud liivakiviplokkidest ja savitellistest. Milano ülikooli professori Patrizia Bianciantini arvates, kes juhtis missiooni Itaalia poolelt, maeti sellesse matmisrajatisse ühe perekonna liikmeid. Ta märkis, et lisaks muumetele õnnestus arheoloogidel leida tolleajastu väärtuslikke esemeid, ohvrilaud, vasskaelakee, kirjaga kiviplaadid ja puust kujukesed, mis kujutavad müütilist lindu. Neratav pod. Pole just sageli, et kohtad iidsed keraamikud, kellel on huumorimeel. Kui arheoloogid kaevasid välja 4000 aasta vanuse poti, naeratas see neile. Aastal 2017, kui Türgis Süüria piiri lähedal 7. aastat kestnud väljakaevamistel leiti järjekordne katki läinud pott, tundus, et sellest pole midagi erilist. Aga kui restaureerimismeeskond pani killud kokku suureks ümaraks potiks, märkasid nad midagi tänapäeva inimestele väga tuttavat. Naerunägu. Umbes aastal 1700 ekri vajutas keegi märga savisse paar silma ja tõmbas nende alla naeratuse. Ühe sangaga valget anumat, mida kasutati šerbeti joomiseks, peetakse tänapäeval ajaloo vanimaks naerunäoks. Koht, kust see leiti, kannab nime Karkamish ja see kuulus kunagi hettidele. Haruldane münt, tapetud Rooma keisri kujutisega. Mündi avastas Rippelruunai muuseumi töötaja kaposvaaris Mate Varga koos vabatahtlikuga. 2022. aasta alguses viisid nad läbi väljakaevamisi Rooma asulas Somochi maakonnas Lõuna-Lääne-Ungaris, kuid objekti täpset asukohta ei avalikustata. Haruldasel 5,6 grammi kaaluval mündil on kujutatud keiser Volusianust, kes valitses Rooma impeeriumi aastatel 251-253 Belcrestor. Volusianuse kaasvalitsejaks oli Tribunian Gallus. Nende valitsemise ajal tabas Rooma impeeriumi ulatuslik katkuepideemia, samal ajal kui Pärsia sissetung laastas idaprovintse. 2 aastat pärast võimule tulekut tapsid Galluse ja Volusianuse nende enda sõdurid Möösia asehaldur Marcus Aemilius Aemilianuse mässu ajal, mis lõpetas Volusianuse valitsemise. Tema kujutisega mündid on haruldased. Veelgi enam, haruldane on ka mündi nimiväärtus. Arheoloogid ei tea, kellele münt kuulus, kuid kuna see oli ainus selles kohas leitud münt, on tõenäoline, et keegi kaotas selle. Kapsuar, mingirandur. Ühel mündi küljel on kujutatud habemega keisri portree, kellel on peas kiirgav kroon, ja teisel küljel on kujutatud Libertas, Rooma vabaduse jumalanna. Münt on nüüd osa Rippelrannai muuseumi numismaatilisest kollektsioonist, kus varem oli ainult üks Rooma kuldmünt. Ožjamärg. Väike orjamärk graveeritud kirjaga 1853 leiti 2021 aastal Lõuna-Carolinas Charlestonis. Ruutjas vaskmärk toimis omamoodi loana, mis lubas teenijal töötada linnas ja eemal oma omanikust, kes maksis märgi eest $10–35. On teada, et Charleston oli ainus koht USA's, kus anti välja tööluba, mis tegi sellest artefaktist väga haruldase leiu. Märk leiti Charlestoni kolledži territooriumilt. See viitab sellele, et teenija kaotas loa, kui ta töötas hoone ehitamisel, mis valmis 1785 aastal. Orjapirgidir ilmusid USA's 18. sajandil ja neid kasutati kuni 1865 aastani. Tavaliselt oli neil tempel kuupäeva, orja ameti ja registreerimisnumbriga. Seda kasutati tõendina selle kohta, et orja omanik oli andnud talle loa töötada kellegi teise heaks ja väljaspool omaniku valdusi. Kuninganna Morneid. 1900 aastal avastas briti William Flinders Petrie uurides iidset el-Gaabi nekropoli Abidasis Egiptuses rikkaliku hauakambri. Arheoloog oli äärmiselt rõõmus ja elevil. Lähtudes matuse ulatusest otsustas ta, et on leidnud varem tundmatu vaarao viimse puhkepaiga.
kuid mõne aja pärast tuli tunnistada, et selle hauakambri elanik oli naine nimega Morneid, kes valitses Egiptust umbes 2954. aastal, Ecomemoa. Ma väga tahaksin rääkida, kui ilus ta oli, kuidas ta vallutas teisi riike, armusuhteid punus või suuri ehitisi püstitas, aga ma ei saa, sest kuninganna Morneidist pole peaaegu midagi teada. Küll aga pretendeerib ta maailma ajaloo esimese naisena tiiklile, kes iseseisvalt riiki valitses. Igal juhul oli tema isiksus erakordne, sest pärast oma abikaasa Vaarao Jeti surma sai Morneid väikese poja, tulevase Vaarao Teni reegendiks ja täitis neid kohustusi umbes 10 aastat. Kui Pitri hauakambri avastas, ei teadnud keegi neiti jumalanna olemasolust. Seetõttu pidas ta Morneidi kummalise nimega mees Vaaraoks. Neil kaugetel aegadel peeti neiti printsesside ja kuningannade kaitsjaks. Just nimelt jumalanna auks anti nimi Morneid, mis tähendas neiti lemmikut. Morneidi vanemate kohta pole midagi teada, kuid on võimalik, et Egiptuse kuninglike dünastiate traditsiooni kohaselt oli ta oma mehe õde või vähemalt nõbu. Abielud sõlmiti perekonna sees, et võim ei läheks teisele perekonnale. Sel juhul võis kuninganna vanavanaisa olla Egiptuse esimese dünastia esimene Vaarao Narmer. Morneidi hauakamber erineb meile tuttavatest püramiididest. Sel ajal ehitati mastabasid, lameda katusega ehitisi, mis meenutasid paleed. Mastabad sisaldasid panipaiku ja matmiskambreid. Teenritele, ametnikele, loomadele, kõigile neile, keda verise tava kohaselt ohverdati ning kes pidid saatma prouad teispoolsusesse ja seal teda teenima. Kõigis kambrites kuninganna Morneidi mastabas olid elanikud. Kuldne rist koos Northumbria kuningriigi ruunidega. Bereka linna lähedal Tweedi jõe kaldal avastasid harrastusarheoloogid 1000-aastase reliikvia. See reliikvia oli puhtast kullast kaelarist, kuid kõige huvitavam oli see, et kogu selle pinnal olid ruunimärgid. Tõlgendades vaid osa neist ruunidest, suutsid teadlased tuvastada ühe nime, millega nad varem polnud kokku puutunud. Ajalooliselt on teada, et üle 1000 aasta tagasi kuulus piirkond, kust rist leiti Northumbria kuningriigi koosseisu. Aga see pole veel kõik. Teadlased oletavad ka, et siin asus ka usuline keskus. Harrastusarheoloogid viisid leiu ekspertiisi. Leitud iidsed esemeid ei tunnistata kohe väärtuslikeks. Kõigepealt tuleb leitud eset põhjalikult uurida ja alles seejärel saavad teadlased selle arheoloogiliseks väärtuseks tunnistada. Ja juhtub, et selleks kulub aastaid. Kuldristi arheoloogilise väärtuse kinnitamiseks kulus umbes aasta. Leit pani teadlased sõna otseses mõttes kimbatusse, sest nad arvasid, et see on valmistatud sulamist, kuid selgus, et see oli puhtast kullast. Teadlased dateerisid selle 8.–9. sajandisse meie ajaarvamise järgi. Samuti üllatas teadlasi see, et peaaegu kogu selle pind oli kaetud märkidega. Teadlastel on seni õnnestunud dešifreerida vaid osa neist, kuid kõik need moodustavad ühe sõna. Eodruf. Nimi, mida teaduses varem pole kohatud. Nüüd teavad teadlased risti tõenäolise omaniku nime. Nüüd jääb neil üle vaid oletada, kes ta oli. Ja tõenäoliselt kuulus ta kõrgemasse seisusesse, sest vaevalt tavaline inimene oleks saanud endale sellist ehet lubada. Teadlased esitasid versiooni, et see on lühend nimest Eordwulf, mida on ajalooallikates korduvalt mainitud. Pealegi kandis seda nime üks Northumbria kuningatest, kelle saatus osutus üsna kurvaks. Ta kukutati troonilt ja seejärel saadeti kuningriigist välja. Uued jäljed iidsest tsivilisatsioonist. Teadlased on juba mitu aastat püüdnud lahendada iidse suurlinna mõistatust, mis muide on kantud UNESCO maailmapärandi nimekirja kui põlenud linn. Linn asutati umbes 3200 aastal e.Kr. Teadlastele on samuti teada, et seda asustati vähemalt 4 korda. See tähendab, et seda taastati iga kord pärast katastroofilisi tulekahjusid, mis hävitasid linna täielikult. See tõusis toast nagu Fööniksi lind. Sellel aastal läbi viidud väljakaevamised tõid arheoloogidele haruldasi artefakte, mille abil nad loodavad saada uut teavet selle salapärase linna kohta. Praktiliselt iga arheoloogiline missioon selles linnas on pühendatud korduvalt hävinud linna saladuse lahendamisele. Ja mis kõige tähtsam, miks see ikka ja jälle varemetest üles ehitati? Sel aastal leidsid arheoloogid uusi jälgi kunagi siin eksisteerinud asulatest. Kuid lisaks muistsete ehitiste jälgedele leiti ka hulgaliselt artefakte, millest mõned on üsna haruldased. Pikki ammu hävinud ehitisi kaevasid arheoloogid tranšeesid, mis nende lootuse kohaselt aitavad neil avastada selle paiga varasemaid asustuskihte. Varasematest väljakaevamistest on teadlased juba teada saanud, et selle linna elanikud olid osavad nii kanga kudumises kui ka käsitöös. Nad lõid hämmastavaid dekoratiivseid esemeid ning olid samuti üsna osavad kiviräies. Gigantia on hämmastav iidne tempel. Shara platoo di Pulgoso saarel, mis kuulub Malta koosseisu, asub iidne templikompleks Gigantia. Sõna-sõnalt tähendab see nimi Jumalate torn.
see kompleks koosneb 2 templist, Lõuna- ja Põhjatemplist. Need asuvad üksteise kõrval ja on ümbritsetud lubjakivi plokkidest müüriga. Mõned plokid on 5 meetri kõrgused ja kaaluvad 50 tonni. Ja nüüd kõige huvitavam. Selle kompleksi vanus on umbes 5500 aastat. See ehitati ajal, mil veel ei olnud rauast tööriistu ja neid polnud isegi veel leiutatud. Gantia on majesteetlik neoliitikumeastu templite kompleks. Mõlema templi seinad on ehitatud lubjakivi plokkidest ilma sidusaine kasutamiseta. Kivid püsivad koos lihtsalt oma raskuse tõttu. Kohalikud elanikud usuvad, et need templid ehitas iidne hiiglaste rass oma jumalate kummardamiseks. Mõlema templi põhiplaan meenutab ümarakujuga vahtralehte. Kuidas maltalased selliseid ehitisi püstitasid? Kuidas nad liikusid raskeid plokke? Teadlased arvavad, et selleks võidi kasutada imaraid kive nagu kuullaagrites. Selliseid kive leiti templi ümbrusest, kuid lubjakivi kohale toomine on vaid pool tööst. Tuli veel plokid üles tõsta. Kas neid tõesti tõstati käsitsi? Tõenäoliselt mitte. Kasutati kangisid. Lõunapoolse templi juures on paigaldatud massiivne plokk süvendiga, mis teadlaste arvates oli mõeldud enne templisse sisenemist pesemiseks. Selle 5 apsiidis asusid erinevad altarid ja kultuurkihis leiduvate arvukate loomaluude põhjal võib järeldada, et seal toodi jumalatele ohvreid. Arheoloogid arvavad, et Gigantia kompleks oli pühendatud viljakuskultusele. Templites endis ja nende ümbruses on leitud palju selle kultusega seotud kujukesi. Kahjuks andis 1827 aastal kolonel John Otto Bayer, Kooso saare asekuberner, käsu puhastada mälestise ala prahhist. Koos kõige sellega, mida peeti prahiks, viidi minema ka muld, mis kindlasti sisaldas huvitavaid ja väärtuslikke arheoloogilisi leide, mis oleksid aidanud heita valgust selle muljetavaldava ehitise saladustele. Üllatuskaevust. See on üks maailma harutasemaid ja ainulaadsemaid vääriskive. Sri Lanka on üks juhtivaid vääriskivide tarnijaid maailmaturul. Ainult 2020 aastal teenis see saareriik väärtuslike mineraalide ekspordilt $500 miljardit. Siin asuvad näiteks maailma vanimad safiirikaevandused, mis täiendasid varakambrit juba kuningas Saalomoni ajal. Ja 2021 aasta tõi Sri Lankale mitmeid tähelepanuväärseid ja eriti väärtuslikke leide, millest ühe avastati Sapura piirkonna kaevus. See juhtus 2020 aasta suvel. Töölised kaevasid kohaliku juveliiri hoovis kaevu, kui sattusid tohutu kivi peale. Juveliir, vaadates oma kogenud pilguga leidu, käskis selle kohe kaevust välja tõsta, et seda hoolikamalt uurida. Mõelge vaid. Kivi kaal oli 510 kilogrammi. Pärast põhjalik uurimist selgus, et leid oli tohutu safiiritükk, millest juveliir teatas kohe võimudele. Peaaegu aasta kulus selleks, et kivi mustusest ja lisanditest puhastada ning seejärel ekspertiisi saata. Ja alles pärast seda, 2021 aasta juulis, tutvustati leidu maailmale ning sellest rääkisid kõik juhtivad meediakanalid. Kivi kogukaal on 2,5 miljonit karaati. Muidugi ei saanud selline hiiglane jääda nimeta, seetõttu nimetati see serendipitiks, mis eesti keeles tähendab intuitsiooni. Sri Lanka rahvusliku vääriskivide ja ehete ametitöötaja Komini Soisa märkis, et selle safiiri ligikaudne vanus on 400 miljonit aastat ning esialgsetel hinnangutel on kivi väärtus umbes $100 miljonit. Ja 2021 aasta septembris leiti ühes kaevanduses samuti Ratnapura lähedal safiiritükk, mis kaalus 310 kilogrammi. Leid esitleti avalikkusele detsembri alguses ning selle väärtus pole praegu avalikustatud. See saab teatavaks pärast sertifitseerimist. Kuid safiiritükil on juba ka nimi olemas. Aasia kuninganna. 14 sajandiraid dešifreeriti. Giresuuni saarel, mis asub 12 kilomeetri kaugusel Türgi Giresuuni provintsist Musta mere kagurannikul, avastati 14. sajandi raidkiri. See saar on kogu oma ajaloo vältel olnud tuntud erinevate nimede all ning säilitanud elujälgi juba iidsetest aegadest. Suures osas tänu sellele on see saanud paljude legendide ja mütoloogiliste jutustuste teemaks. Näiteks on see tuntud kui saar, kus kunagi elasid amatsoonid. Samuti on olemas mütoloogiline lugu sellest, kuidas Herakles tuli siia, et leida kuldvillakut. Järjepidavaid väljakaevamisi on siin tehtud alates 2009. aastast ning selle aja jooksul on arheoloogid teinud palju olulisi avastusi. Nii võib leitud esemete hulgas esile tõsta mitmesuguseid keraamikatooteid, freskosid, münte ning ka skelettide jäänuseid. Lisaks sellele leitisid templite seinte, kaevude ja hauakambrite varemed. Kõnealune kiri avastati saarele eelmisel aastal.
ja teadlaste sõnul on sellel väga suur tähtsus, kuna see annab uusi andmeid nii saare kui ka kogu piirkonna ajaloo kohta. Kiri asus torniehitise põrandal ja pärineb Trapezundi keisri Alekseios III Megas Komninose valitsemisajast. See oli kirjutatud hanesulgedega 30x50 cm suurele terrakotaplaadile. Selles öeldakse, et ehitised ja müürid saarel tellis auväärne Maria Pinkernese Kirjakose, Kiresuni kuberneri Rustami poja abikaasa. See nimi annab teadlastele alust rääkida strateegiliste abielude olemasolust piirkonna Turkmeeni Bekide ja Dünamiidi dünastia vahel. Komniniid on iidne Bütsantsi aristokraatlik suguvõsa, kes on ajalukku läinud kui suured komniniid. Teadlased märgivad ka, et selle kirja tähtsus seisneb veel selles, et see on iseenesest ainulaadne teos, mis on kirjutatud Trabzoni impeeriumi piirkondlikus tähestikus. Kõige vanem inimese portree. Teie ees on ilmselt kõige vanem maal säilinud inimese portree. Naine moondunud näoga elas tänapäeva Tšehhi lõunaosas, ninasarvikute skulptuuride ja rituaalsete lõkete keskel. Ja kujutage ette, ta oli šamaan. Jah, see on vanim tõend selle kohta, et enne ajaloo algust ei olnud vaimulike seas mingit soolist diskrimineerimist. Tõenäoliselt mõjutas meie daami elukutsevalikut tema ebatavaline välimus. Vaimudega läbirääkija peabki olema ebatavaline. Nagu näete, on tema näo vasak pool erinev paremast. Ja silmaga on ka midagi korrast ära. Tõenäoliselt on need sünnitrauma tagajärjed. Umbes 25-27 000 aasta vanune šamaan daami skulptuurne portree leiti paleoliitilisest asulast Kaljuse künka jalamil. Seal, kus praegu asub Lõuna-Moraavia, on naaberküla nimega Dolni Vestonitse. Sama nime anti ka asulale. Kliima on siin õnnistatud. Aga salapärase šamaani naise ajal oli Moraavias külm ning seal elasid põhjapõdrad, samuti koopalõvid ja villased ninasarvikud. Ja muidugi mammutid. Tugeva mammutikihvadest tehtud tara taga seisid ümmargused onnid, mis meenutasid meie neenetsite ja hantide püstkodasid. Igas püstkojas oli 1-5 korralikku kollet. Arheoloogid leidsid tuha seest sadade keraamiliste kujukeste jäänuseid. Just nende samade lõvide ja ninasarvikute omi, samuti paleoliitilisi veenuseid. Jah, sõbrad, see on ka maailma vanima keraamika leiukoht. Jah, millise keraamika? Vaadake seda veenust. See on meistriteos isegi tänapäeva mõõdupuu järgi. Asulelanikud kas liikusid palju mööda mandrit ringi või kauplesid kaugete maadega. Siit leiti Vahemere karpe, mille lähim rannik asub enam kui 500 kilomeetri kaugusel. Varem arvati, et esimesed kangrud inimeste seas ilmusid 5-8 000 aastat tagasi, kuid see ei ole nii. Õhukeste villaste kangaste jäljed avastati hiljuti Dolni Vestonitse keraamikalt. Nii et šamaan naine kandis kleite, mitte ainult mammutinahku. Mammutid olid tema toidus peamine valgulallikas, kuid umbes 25% proteiinist saadi siiski mageveekaladest, mida püüti võrkudega. Kust me seda kõike tema ameti ja toidu kohta teame? Asi on selles, et see daam leiti ühe onni põranda alt aastaid pärast portree avastamist. Umbes 36-45 aastane naine maeti koos võrguvõruga käes. Peale pandi 2 mammuti abaluud arusaamatute märkidega ja kõik kaeti püha punase okriga. Umbes samamoodi matsid muide ka kaugpõhjarahvad oma šamaane juba ajaloolisel ajal. Jah, tema kolju on vasakult deformeerunud, täpselt nagu kuulsal portreel. Veneetsia helmed Alaskal. Alaska ülikooli Fairbanksi arheoloogid avastasid Alaskal 3 erinevas kohas mitu tillukest sinist helmest, mis olid valmistatud Veneetsias renessansi ajastul. Teadlased ütlevad, et see avastus võib muuta Ameerika avastamise ajalugu. Teadlased usuvad, et Columbus ei olnud esimene eurooplane, kes Ameerika pinnale astus. Tõenäoliselt olid need viikingid, kes nägid Ameerikat peaaegu 500 aastat enne teda. Kuid nüüd on spetsialistidel kõik põhjused arvata, et pärast viikingeid võisid neil aladel käia ka teised eurooplased, Michael Kuntz ja Robin Mills. Uue uurimuse autorid leidsid klaashelmeid 3 erinevast kohast Alaska Brooksi juga piirkonnas. Varem elasid nendes paikades inuitid. Arheoloogid on selles piirkonnas juba helmeid ja ehteid leidnud. Kuid seekord osutus avastus ainulaadseks, sest koos helmestega leidsid teadlased mitu käevõru, sõrmust ja mis kõige tähtsam, taimsest kiust valmistatud nööri. Just See aitas teadlastel teha süsinikdateerimist ja teada saada artefaktide loomise aja. Analüüs näitas, et esemed pärinevad aastatest 1397 kuni 1488. Columbus saabus Ameerikasse 1492 aastal. See ajavahemik kinnitati ka leidude kõrval leitud söe analüüsidega.
teadlased märgivad, et need helmed on tõenäoliselt kõige varasemad teadaolevad Euroopa kaubad Ameerikas. Võimalik, et Ameerika põliselanikud puutusid kokku inimestega, kes olid kas ise Itaalias käinud või kauplesid sellelt maalt pärit esemetega, ostes neid teistelt. Kuna Veneetsia oli 15. sajandil Euroopa klaasitootmise keskus, saatsid paljud kaupmehed siit esemeid mööda siiditeed, mis ühendas Euroopat ja Aasiat. Tõenäoliselt jõudsid helmed niimoodi Venemaa Kaug-Idasse ja sealt edasi Alaskale. Hõberullid. Ketef Hinnam. Ketef Hinnomi arheoloogiline leiukoht on kompleks, mis koosneb mitmest kaljusse raiutud matmiskambrist, mis asuvad vanast Jeruusalemma linnast edela pool teel Petlemma. 1979. 1000 aastal tegid arheoloogid selles paigas olulise avastuse. Nad leidsid 2 hõbeplaati, mis olid kokku keeratud nagu rullid. Nendel olid vanas heebrea keeles tehtud kirjad. Arvatakse, et neid rulle kasutati amulettidena ja need pärinevad 7. sajandist e.Kristus. Nendel amulettidel olevad tekstid sisaldavad vanimaid säilinud tsitaate toorast. Akambaru kujukesed. Arheoloogiline leid, mis tekitab teadusmaailmas tänaseni palju vaidlusi. Mõned uurijad väidavad, et kollektsioon on osav võltsing, teised on selle autentsuses kindlad. Täna asuvad kujukesed Akambaru muuseumis, meelitades ligi palju turiste paljudest riikidest. Kollektsioon sisaldab väikeseid savist kujukesi, mis on tehtud loomade, dinosauruste ja inimeste kujul. Leide kogus saksa emigrant Valdemar Jülsrut. Ta väitis, et leidis esimese eseme mäe lähedalt, mis asus Akambaro lähedal. Seejärel avastas Jülsrut sarnaseid esemeid asula kohalike elanike juures ja otsustas need välja osta. Araabia Ühendemiraatides on leitud kõige vanemad ehitised. Arheoloogide poolt leitud varemed on 500 aastat vanemad kui seni teadaolevalt vanimad ehitised Araabia Ühendemiraatides. Siiani. Araabia Ühendemiraatide pärandit uurivad arheoloogid lisavad selle maa ajalukku jätkuvalt uusi peatükke. Kaga saarel, mis asub Abu Dhabi linnast läänes, leidsid teadlased kiviehitisi ja artefakte, mis on loodud 8500 aastat tagasi. Varasem rekord Araabia Ühendemiraatide vanimate ehitiste osas kuulus Marava saare varemetele, mis on 500 aastat nooremad. Siin 5800 kuni 5600 aasta vanustes kihtides leiti pärl, mis viitab välja kujunenud kaubandus- ja vahetustavadele. Nende ja mitmete teiste avastuste põhjal arvati, et esimesed asulad selles piirkonnas tekkisid neoliitikumi ajal koos mereteede arengu ja kaubandusega. 8500 aasta vanuse ehitise olemasolu tõestab, et inimesed elasid siin ka varem. Abu Dhabi saared olid viljakas rannikuala ning kaubanduse tekke kaugete maadega tugevdas veelgi nende heaolu. Leitud hoone koosneb lihtsatest ümmargustest ruumidest, mille seinad on tehtud kivist. Nende täielik kõrgus ei ole kindlaks tehtud. Meieni on säilinud umbes meetri kõrguseks laotud kivid. Inimesed elasid seal aastaringselt. Seda kinnitavad arvukad artefaktid, sealhulgas oskuslikult töödeldud kivist nooleotsad, mida kasutati jahipidamiseks. Elanikud nautisid samuti mererikkalikke ande. Kui kaua see asul eksisteeris, pole veel kindlaks tehtud, kuid isegi pärast selle mahajätmist ei unustatud seda. Peaaegu 5000 aastat tagasi maeti varemetesse inimene. See on üks väheseid selle perioodi matuseid, mis on teada Abu Dhabi saartel. Mangasea. Sellist nime kandis esimene Vene polaarlinn 17. sajandil. See tekkis 1607. aastal Taasi jõe ääres Siberis. See loodi eelkõige selleks, et teostada valitsuse kontrolli Mangasea meretee üle, mis ühendas Valge mere ja Obi jõe piirkonna. Mangasea kaudu veeti Siberisse jahu, leiba, soola ja muid kaupu ning välja viidi tohutul hulgal karusnahku. Linn oli rikas ja selle rikkuse kohta räägiti isegi legende, nimetades Mangasead kullast kihavaks linnaks. Kahjuks eksisteeris linn vähem kui sajandi, elanikud lahkusid Mangaseast. Peamise rolli selles mängis Siberi koloniseerimisteede üldine muutus ning ka kohalike karusnahatöönduse hääbumine. Mangasea muutus oma elanike jaoks igavaks, kuid mitte arheoloogide jaoks. Esimesed kaevamised nendes paikades viis läbi 1862 aastal Kušelevski. Kaevamiste käigus selgus, et Mangasea jagunes tüüpiliselt Vanavene linnadele, linnaks, kremliks ja posaadiks. Madabagart. Madabagart on vanim säilinud püha maa, eriti Jeruusalemma kaart, ning see on osa Püha Georgiuse Bütsantsi kiriku mosaiikpõrandast Madabas, Jordaanias.
kaart avastati kiriku remondi käigus 1884 aastal ja see pärineb kusagil aastatest 560 kuni 565 meie ajaarvamise järgi. Kuigi algselt kujutas kaart suurt osa Lähis-Idast Lõuna-Süüriast kuni Kesk-Egiptuseni, oli suurem osa mosaiikkaardist juba hävinenud, kui see esmakordselt avastati. Kuid osa kaardist, mis kujutas Jeruusalemma, jäi puutumata. See hõlmab ovaadse kujuga kindluslinna, millel on 6 väravat, 21 torni ja mitu tosinat hoonet ning rajatist. Madaba külastajad saavad kaarti isiklikult näha. Vana kaardi koopia asub ka Saksamaal Göttingeni ülikoordajal Arheoloogia instituudis. Ebatavaline omadus dinosaurustel. Esimesed pardinokalise dinosauruse, Ainabia odysseuse kivistised leidsid teadlased Aafrika Marokos. Ainabia tähendab araabia keeles võõrast. Leid pani spetsialistid hämmastuma, sest siiani oli sellised liike leitud ainult Euroopas. Dinosauruste ajal eraldas 2 mandrit sügava ookean. Seetõttu tahtsid teadlased teada saada, kuidas nad Aafrikasse sattusid. Ainabia odysseus elas Kriidi ajastu lõpus, 66 miljonit aastat tagasi. Need dinosaurused sõid taimi, kuid võrreldes teiste pardinoktinosaurustega olid nad väikest kasvu. Teadlased selgitasid oma üllatust pärast leidu Aafrikas. See on sama, mis leida känguru Šotimaal. Spetsialistid uurisid selle liigi hambaid ja lõualuukondi ning määrasid, et ta kuulus pardinoktinosauruste alamperre, lambiosauriinide hulka. Teadlaste arvates olid neil peas keerulised luulised harjad. Algul elasid nad Põhja-Ameerikas, seejärel levisid Aasiasse ja Euroopasse, kuid nende kivistisi pole kunagi Aafrikast leitud. Teadlased väidavad, et dinosaurused ei saanud mandrile mööda maad jõuda. Teadlaste sõnul jõudis loom sinna kindlasti mööda vett. Arvatakse, et selle liigi esindajad olid head ujujad. Neil olid tugevad jalad ja sabad. Lisaks on nende jäänuseid leitud jõesetetes ja merelistes kivimites, mis viitab sellele, et nad suutsid vees liikuda. 10 miljonit aastat vana hammas. Saksamaa teadlased kardavad, et pärast nende leidu tuleb kogu maailmal inimkonna ajalugu ümber kirjutada. Jutt käib hambast, mis leiti Saksamaa Eppelsheimi kommuuni lähedalt. Sarnase leiu olid teadlased varem avastanud ainult Etioopias. Leitud hammaste sarnasus üllatas neid nii väga, et nad kontrollisid jäänuste dateeringut üle aasta, et mitte teha ennatlikke avaldusi. Viimati leitud hamba vanus on peaaegu 10 miljonit aastat. Üks maailma vanimaid budistlikke templeid. Kivifragmendid pärinevad 2. sajandilt Eekeristunder. Itaalia arheoloogid leidsid Pakistani linnas Parikot ühe maailma vanimatest budistlikest templitest. Seinte kivifragmendid ja muud artefaktid pärinevad 2. sajandi Eekeristust teisest poolest. Itaalia spetsialistid on töötanud Gandhara piirkonnas alates 1955 aastast, kuid suuremahulised avastused tehti alles nüüd. Linn Parikot, kus täna töötavad Itaalia teadlased, on mainitud kreeka ja ladina tekstides kui Basira või Vajrasta. See on üks linnadest, mida Aleksander Suur piiras. See koht mängis olulist rolli kogu Swati oru põllumajanduslike alade haldamisel, kuna tänu oma mikrokliimale võimaldab see 2 korda aastas koristada vilja või riisi. Aleksander Suure jaoks sai Parikot omamoodi viljalaoks, mida ta kasutas enne oma sõjaretke jätkamist Indiasse. Itaalia teadlased avastasid, et Parikoti iidne tempel oli silindrikujuline ja 3 meetrit kõrge. See ehitati absiidiga poodiumile Indo-Kreeka kuninga Menandros Perimnese valitsemise ajal. Samas kohas, kuhu tempel ehitati, asus varem veelgi vanem ehitis. Arheoloogid leidsid ka keraamikal oleva Haroshti kirjas peadise fragmente ja mitu münti. Teadlased usuvad, et Parikoti tempel on oma pika ajaloo jooksul korduvalt vandaalitsemise ohvriks langenud. Lõplikult jäeti see maha 3. sajandi alguses meie ajaarvamise järgi, kui alamlinna hävitas maavärin. Peru merekoaledes. Tänapäeval peetakse vaalu heatahtlikeks ja üsna ohututeks olenditeks, kuid iidne vaal, kes ujus praeguse Peru vetes 36 miljonit aastat tagasi, ei sobi selle kirjandusega sugugi kokku. Hirmuäratav loom, keda kutsutakse merekoletiseks, ulatus 17 meetri pikkuseks ja tal olid teravad nagu habemenuga hambad, mis võimaldasid tal toituda suurtest loomadest, sealhulgas tuunidest ja haidest. See leid on silmapaistev tänu oma suurepärasele säilivusele. See loom oli oma aja üks suurimaid kiskjaid. Vaala kolju pikkade teravate hammaste ridadega avastati eelmisel aastal Peru Okukahi kõrbes. Tol ajal oli Peru meri soe.
Tänu sellistele kivististele saame me rekonstrueerida Peruu mere ajalugu. Teadlased usuvad, et kolju kuulus basilosaurusele, veekeskkonnas elanud vaalaliste sugukonna esindajale, kelle järeltulijad on vaalad, delfiinid ja pringlid. Kuigi nimi basilosaurus tähendab kuninglikku sisalikku, ei kuulu see loom roomajate hulka. Siiski, teadlaste sõnul võisid tema pika keha liikumised tõepoolest meenutada suure mao liikumist. Okukahi kiskja, nagu teadlased teda nimetasid, kasutas oma võimsaid hambaid, et toituda tuunikalast, haidest ja sardiiniparvedest. Teadlased selgitasid, et kui basilosaurus suri, vajus tema kolju tõenäoliselt merepõhja, kus see kiiresti kivistus. Esimesed vaalalised nagu basilosaurus arenesid maismaaloomadest umbes 55 miljonit aastat tagasi. Hilise eotseeni ajaks 56–34 miljonit aastat tagasi olid vaalalised täielikult kohastunud mereeluks. Okukahi kõrb on rikas kivististe poolest, tänu millele saavad teadlased jälgida 42 miljoni aasta pikkust evolutsiooni. Umbes 70 000 aastat tagasi oli inimkond peaaegu väljasulemise äärel. Värskelt läbi viidud geneetiline uuring näitab, et inimene kui liik oli umbes 70 000 aastat tagasi väljasuremise piiril. Teadlased usuvad, et mingil hetkel oli maal elus vaid 2000 inimest. See tähendab, et üsna pika aja jooksul oli inimene tegelikult väljasurev liik, olles kergeks saagiks haigustele, looduskatastroofidele ja konfliktidele. Kui tol ajal oleks kasvõi üks neist teguritest homo sapiensi vastu töötanud, siis meid lihtsalt ei olekski täna olemas. Lisaks jõudsid teadlased sama geneetilise eksperimendi tulemusena, millest kirjutab American Journal of Human Genetics, järeldusele, et inimene lahkus Aafrikast esimest korda umbes samal ajal, 70 000 aastat tagasi. Erinevalt oma lähimatest sugulastest šimpansidest on kõigil inimestel peaaegu identne DNA. Veelgi enam, isegi ühes šimpanside rühmas on üksikutel isenditel DNA struktuuris suuremad erinevused kui kõigil inimestel kokku. Praegu elab maal 6 miljardit inimest BBC teatel, Ameerika Ühendriikide Stanfordi ülikooli teadlased. Ja Venemaa. Российской академии наук сравнили 377 микроспутниковых отметок в ДНК, собранных в 52 регионах Земли. В результате было выявлено близкое родство двух поколений охотников и собирателей. Näha, mis toimub homo sapiensiga, siis me ei ole homo sapiensiga. Ути и хазианы – представители старейшей ветви современного человека из всех изученных. Столь малое различие в ДНК современных людей указывает на то, что в последние 100 aastat inimene sattus sõna otseses mõttes väljasuremise äärele ja kõik praegu elavad inimkonna esindajad on väikese ellujäänud rühma järeltulijad. Need arv ei ületanud kriitilisel perioodil tõenäoliselt 2000 isendit. Maailma vanim sugupuu. Vana DNA analüüs. Üks Suurbritannia kõige paremini säilinud neoliitilisi hauakambreid, mis on peaaegu 6000 aastat vana, näitab, et 35 sees olnud inimesest 27 kuulusid 5 järjestikuse põlvkonna jooksul ühte suurde perekonda. Hazelton Northi Kääbas Cotswold Hillsis Lääne-Inglismaal on üks Suurbritannia kõige paremini säilinud neoliitilisi hauakambreid. Sees avastati 1980-ndatel 35 inimese säilmed. Arvatakse, et nad kõik elasid umbes 5600–5700 aastat tagasi, ligikaudu 100 aastat pärast seda, kui selles piirkonnas alustati põllumajandusega. Mõni aasta tagasi võttis rühm spetsialiste nende maetud säilmete küljest geneetilist materjali. Hiljutises uuringus kasutasid teadlased neid geneetilisi andmeid, et rekonstrueerida erinevaid seoseid kõigi nende inimeste vahel. Analüüs näitas, et enamik hauas maetud inimestest pärines 4 naisest, kellel olid lapsed ühe ja sama mehega. Need tulemused võimaldavad oletada, et tolleaegses ühiskonnas eksisteerisid polügaamsed abielud. Teadlased peavad ebatõenäoliseks, et sellel mehel oli 4 naist üksteise järel. Tegelikult oli tal tõenäoliselt mitu naist samaaegselt. Selle töö tulemused näitavad samuti, et mehed maeti tavaliselt koos oma isa ja vendadega, mis viitab patrilineaarsele päritolule. Teisisõnu olid hilisemate põlvkondade maetud isikud seotud esimese põlvkonnaga oma meesliini sugulaste kaudu. Lõpuks tuvastas meeskond 8 inimest, kes polnud sugupuus märgitud isikute bioloogilised sugulased, kuid neist 3 olid naised. Seega on täiesti võimalik, et neil oli hauas partner, kuid neil polnud lapsi. Samuti on võimalik, et neil olid tütred, kuid nad lahkusid kogukonnast täiskasvanuna, mis seletaks nende puudumist. Notre Dame'i all asuvas hauas leiti iidseid hauakambrid ja sarkofaag. Mitmed hauakambrid ja pliist sarkofaag avastati Notre Dame'is katedraali taastamistööde käigus pärast 2019. aasta tulekahju. Sellest teatab The Guardian viidates Prantsusmaa kultuuriministeeriumile.
arvatakse, et sarkofaag valmistati kõrge ametniku jaoks 1300. aastatel. Tundub, et maa ja kivide raskuse all on see deformeerunud. Et selle sisse vaadata, kasutas ekspertide meeskond mini-endoskoopilist kaamerat. Võite vilksamisi näha kangatükke, juukseid ja lehtedest patja lahkunu pealael. See on hästi tuntud nähtus, kui maeti usujuhte. See, et need taimsed elemendid on endiselt sees, tähendab, et keha on väga hästi säilinud. Lisaks hauakambritele leiti ka maalitud skulptuuride elemente. Need tuvastati kui 13. sajandi algse ristivaheseina osi, arhitektuurielementi, mis eraldab altari pikihoonest. 1700 aasta vanune relv. Norras teatas arheoloogide rühm mitme peidukoha väljakaevamisest, mille olid üle 1700 aasta tagasi loonud põhjapõdrakütid Norras. Jää sulamine võimaldas samuti leida mitu nooleotsa ja mitu peletuskeppi. Kui soovite põhjapõtra vibuga ja noolega tappa, peate lähenema nii lähedale kui võimalik. Kuid Sangravskareti mägedes Lääne-Norras polnud jahimeestel kusagil varjuda, seetõttu pidid nad varjualuse ise ehitama. Arheoloogide rühm leidis 5 noolt, millest 3 pärinevad sandist. Kui jää sulamine võimaldas avastada iidseid esemeid, avastati 2011. aastal mäekuru, mida viikingid kasutasid üle 1000 aasta tagasi. Sel ajal sattus meeskond uskumatult hästi säilinud villase tuunika peale, mida kanti umbes 1600 aastat tagasi. 2020 aastal teatas arheoloogide rühm samuti sadade luude, hirvesarvede ja 10 noolte leidmisest Jotunheimeni mägedes, samuti Norras, mis on seotud ülemaailmse soojenemisega. Alles hiljuti, 7 aastat pärast seda, kui Dickerwordeni jäält leiti suusk, sattus meeskond ka teise suusa peale, moodustades vanima teadaoleva suusapaari. Hiinas avastati kiviaja kultuur. Ajakirjas Nature teatab spetsialistide rühm kiviaja kultuuri jäänuste leidmisest Pekingist läänes Hiinas. Umbes 40 000 aastat tagasi kasutasid iidsed hominiidid nendes paikades hookrit ja valmistasid väikseid kivist tööriistu. See paik pakub haruldast pilku meie esivanemate elule, kes tol ajal selles piirkonnas elasid. Asukoht asub Hiina põhjaosas Nihevani basseinis, umbes 2,5 meetri sügavusel tumeda olivriidist settekihi all, mis pärineb ajavahemikust 41 kuni. Meeskond kaevas välja loomade jäänuseid, sealhulgas üle 430 imetajate luukolde, tõendeid ookri töötlemise ja kasutamise kohta, luust tööriista ning üle 380 miniatüürse kiviriista. Need on väikesed tööriistad ja esemed, mis on valmistatud tahutud või lihvitud kivist. Töödeldud ookri olemasolu pakub teadlastele erilist huvi. Me teame, et tol ajal kasutasid inimene ja tema sugulased seda pigmenti juba väga ammu. Töötlemise tõendid seamaabäis hõlmavad 2 ookritükki, millel on veidi erinev mineraalne koostis. Teadlased selgitavad, et nad leidsid need artefaktid üksteise vahetus läheduses punakaks värvunud settekihi peal. Olemasolevate andmete põhjal ei saa nad veel täpselt kindlaks teha, kuidas seda pigmenti kasutati, kuid ookri jäljed võisid tekkida mitmetele selle koha kivist tööriistadele. Nende tööriistade iseloom viitab sellele, et pigmenti võidi kasutada lisandina nahkade töötlemisel või liimina käepidemete kleepimiseks kividele. Siiski ei saa välistada, et seda ookrit võidi kasutada ka sümboolsetel eesmärkidel, näiteks kaljumaalingute või kehamaalingute tegemiseks. Üks küsimus jääb vastuseta. Millised arhailised hominiidid asustasid seda paika 40 000 aastat tagasi? Mõned tõendid viitavad homo sapiensile, kuigi inimeste kivistisi sellest paigast ei ole leitud. Kaasaegseid inimjäänuseid on leitud nooremalt leiukohalt, mis asub umbes 110 kilomeetri kaugusel, samuti teisest kohast selles piirkonnas, ülemine Chou koobas. Siiski on võimalik, et neandertallased ja denissavlased külastasid seda piirkonda sel ajal veel. Üle 5000 aasta vanune trumm. Ida-Yorkshire'is leitud 5000 aasta vanune kriidist skulptuur on nimetatud kõige olulisemaks eelajalooliseks kunstiteoseks, mis on Suurbritanniast viimase sajandi jooksul leitud. Eseme otstarve ei ole siiani teada, kuid see pannakse peagi välja Briti muuseumis. See on üks 4 teadaolevast seda tüüpi esemest.
Ülejäänud 3 Folktoni trummi leiti 1889 aastal ühe lapse matmispaigast Põhja-Yorkshire'is umbes 400 kilomeetri kaugusel Stonehenge'ist. Sellest ajast alates on need kõik täiendanud Briti muuseumi kollektsiooni. Praegu peetakse neid ühtedeks kõige tuntumateks ja salapärasemateks iidseteks esemeteks, mis Suurbritanniast kunagi leitud on. Nendest kuulsatest Folktoni trummidest on teada suhteliselt vähe, kuid uus eksemplar, mis avastati vähem kui 30 kilomeetri kaugusel külast Burton Agnes, võib aidata teadlasi. Nagu teatab Guardian, leiti see uus trumm 2015 aastal 3 lapse hauast, kes olid kõrvuti maetud ja kelle käed puudutasid üksteist. Artefakt asetati vanima lapse pea kohale koos kriidist kuuliga ja poleeritud luust nööpnaelaga. Matmispaik asub umbes 380 kilomeetri kaugusel Stonehenge'ist. Nagu 13-ki oli ka see uus trumm, mida kaunistavad stiliseeritud inimnäod ja geomeetrilised mustrid valmistatud kohalikust kriidist. Tundub, et see oli mittefunktsionaalne muusikainstrument. See ese, nagu ka 13, on nikerdatud ühest kriiditükist ega oma sisemist resonantsõõnt. Arheoloogide arvates võis see olla loodud kunstilise skulptuurina ning see võis olla talisman, mis kaitses surnud lapsi, keda ta saatis. 10 teataluustikud. Rooma asula väljakaevamistel Buckinghamshire'is Inglismaal avastasid arheoloogid umbes 40 teataluustikku. Enamik neist inimestest maeti haudadesse, kus nende maha lõigatud pead asetati jalgade vahele või jalgade juurde. Teadlased usuvad, et nad olid tõenäoliselt hukatud kurjategijad. Hiljuti suutsid arheoloogid välja kaevata iidse Rooma linna varemed, mis leiti Fleet Marstonis Aylesbury lähedal Inglismaal tulevase kiirraudtee HS2 ehituse eel. Kaevamised võimaldasid heita pilgu 2000 aasta tagusesse Rooma Britanniasse. Peamiste avastuste hulgas tõid uurijad esile rea hooneid, mis sisaldasid tõendeid elamuehitiste kohta, samuti teisi, mis olid pühendatud kaubanduslikule ja tööstuslikule tegevusele. Meeskond leidis ka üle 1200 mündi, samuti keraamikat, söögiriistu, täringuid, kellukesi ja mitu pliist raskust. Need leiud näitavad, et see piirkond oli kaubanduse ja ärilise tegevuse tsoon. Osa laiendatud teest võidi samuti kasutada vankrite parkimiseks ja turuletikute püstitamiseks. Ühe aruande kohaselt oli see lisaks paljudele elanikele tõenäoliselt oluline peatuspaik ränduritele ja teistele sõduritele, kes olid teel Wolchesteri garnisoni ja sealt tagasi. Lõpuks sattusid uurijad Hilis-Rooma kalmistule, kus oli üle 425 matuse, mis on suurim teadaolev Buckinghamshire'is. Matuste seas oli ka mitu inimest, kellel oli pea maha raiutud, umbes 10% matustest, kusjuures nende pead olid asetatud jalgade vahele. Maha raiutud peaga matused ei ole Rooma kultuuris, eriti Rooma Britannias tundmatud, kuid need on siiski haruldased. Veelgi enam, sellesse kaasatud inimeste arv on ebatavaliselt suur. Aga miks neilt pead maha raiuti? Pea maha raiumine oli üks 4 peamisest hukkamismeetodist, mida Rooma seadus lubas, ja see oli populaarne valik seadusandjate seas kogu Rooma Britannias. Selle hüpoteesi kasuks räägib asjaolu, et mõnda neist inimestest näib olevat tabatud väga terava teraga tagantpoolt, kui nad tulvitasid. Üks kõige üllatavamaid detaile on see, et need hauad ei erine millegi poolest teistest. Neid inimesi maeti koos tavaliste matuseesemetega, mõnikord isegi kirstudes ja segamini teiste surnukehadega kalmistul. Arvatakse, et ohvrite sugulased soovisid tõenäoliselt matta pea ülejäänud kehaga koos, et hing saaks laskuda allilma ega jääks surnukeha juurde elavaid jälitama. Teisest küljest võisid nad ka karta, et surnukeha võib end kokku panna ja hauast lahkuda, mis seletab, miks pea asetati kaelast kaugele. 18 000 keraamikatükki, mis näitavad Vana-Egiptuse igapäevaelu. Arheoloogid avastasid hiljuti keraamikakildude kogu Atribise muistse Egiptuse linna asukohas, mis asub umbes 200 kilomeetrit Luxorist põhja pool. Arvatakse, et paljud neist Mustandi raamatutest kuulusid isegi muistsele koolile. Sarnast avastust pole tehtud alates 20. sajandi algusest Deir el-Medina asulas, kus leiti arvukalt fragmente. Keraamikakillud, mida nimetatakse ka ostrakonideks, leiti Atribase templist ning need annavad tunnistust igapäevaelust Vana-Egiptuses umbes 2000 aastat tagasi. Arheoloogid avastasid ka enamiku anumate jäänustest, mis ilmselt kuulusid iidsele koolile. Ostrakonid olid papüürusest kättesaadavamad ja neid kasutati laialdaselt iidsetel aegadel ostunimekirjade, kaubatehingute üleskirjutamiseks või koolilastele kirjutamise ja joonistamise õpetamiseks. Egiptlased kasutasid õõnsat pilliroogu või pulka tindiga. Nii suurt hulka kilde oli varem leitud vaid korra. 1900. aastate alguses oli Inglise arheoloog Sir Flinders Petrie esimene, kes templi välja kaevas.
Hiljem tegi seda Egiptuse muinasasjade organisatsioon aastatel 1981 kuni 1997. Leitud tekstid olid aga peamiselt meditsiini ja meditsiinipraktika kohta, samas kui need ostrakonid räägivad egiptlaste igapäevaelust. Üldiselt koosnevad need erinevatest toiduainete või igapäevases kasutuses olevate esemete nimekirjadest, samuti korduvalt kirjutatud ridadest. Kuidas seda tegi õpilane karistuseks? Teadlaste sõnul puudutab valdav enamus ostrakone just koolikeskkonda. On olemas kuude, numbrite nimekirjad, aritmeetilised ülesanded, grammatikaharjutused ja linnutähestik. Igale tähele vastas lind, kelle nimi algas selle tähega. Kirjetiste osas leiti erinevaid keeli, sealhulgas hieroglüüfid, kreeka, araabia ja kopti keel, mis näitab linna mitmekultuurilist ajalugu. Kuid avastus sellega ei lõpe. Arheoloogid leidsid ka piktograafilisi ostrakone. Nendel kildudel on kujutatud erinevaid kujundeid, sealhulgas loomi nagu skorpionid ja pääsukesed, inimesi, lähedal asuva templi jumalaid ning isegi geomeetrilisi kujundeid. Atribis on iidne linn, mis asub umbes 200 kilomeetrit Luxorist põhja pool. 30 hektari suurune arheoloogiline ala ei ole veel täielikult välja kaevatud. See koosneb templikompleksist, asulast, nekropolist ja karjääridest. Templikompleksis asub 2 templit, millest üks on siiani mitme meetri paksuse liivakihi all maetud. Beata hobune ja tema ratsanik. 1400 aastat tagasi Beata hobuse kõrvale maetud inimese säilmed avastati iidsetel kalmistul Lõuna-Saksamaa linnas Knittlingenis. Arheoloogid oletavad, et hobuse ohverdamine ja selle koos omanikuga matmine oli suure rikkuse ja võimu sümbol. Beata hobune lebab vasakul küljel sõdalase keha kõrval. Tõenäoliselt oli too tema omanik ning surnukeha ümber olid väga haruldased relvad ja ehted. Leid tehti mõned nädalad tagasi vanal kalmistul Lõuna-Saksamaa linnas Knittlingenis. Stuttgarti piirkonnanõukogu riiklik mälestiste kaitseamet on seal kaevamisi läbi viinud alates 2021 aasta augustist. Läbiviidud analüüside kohaselt maeti inimene ja tema hobune ajal, mil piirkonnas õitses Merovingide dünastia, mis valitses tohutut ala praeguse Prantsusmaa ja Kesk-Euroopa territooriumil. Üks küsimus, mis arheolooge ilmselgelt vaevab, on hobuse pea maharaiumise küsimus. Miks talle pea maha raiuti? Mõned on püüdnud leida seost hobuste matmisega keskaegses külas. Leiti 35 inimeste matmispaika ja 3 hobuse skeletti, mis pärinevad samast perioodist. 3 hobust laamasid vasakul küljel näoga lõuna-põhja suunas ja nende pead olid asetatud paremale. Siin ei ole aga hobuse pead siiani leitud. Miks matsid varakeskaegsed merovingid oma langenud sõdalasi koos hobustega? Arheoloogid on ühel meelel, et hobuse ohverdamine ja selle matmine koos peremehega oli suure rikkuse ja võimu sümbol. Tõenäoliselt teenis see mees oma eluajal dünastia kuningaid. Hästi säilinud Beata hobuse skelett selle sõdalase keha kõrval on vaid 110 hauast, mis selles paigas välja kaevati. Teistest haudadest leiti teiste samast ajast pärit inimeste jäänuseid. Mõned neist avastati rikkalike hauapanustega. Näiteks maeti üks naine kuldse brossiga ning mõned mehed lebasid koos relvadega, nagu mõõgad, odad, kilbid ja nooleotsad. Teadlased jätkavad selle paiga uurimist. Selle ratsaniku luude ja hammastega tehakse täiendavat antropoloogilist tööd, et saada rohkem teada tema vanuse ja tervise kohta surma hetkel ning samuti tema surmapõhjuste kohta. Maailma vanimad joogikõrred. Ekspertide rühma arvates võivad 8 pikka kuld- ja hõbetoru, mis on umbes 5500 aastat vanad ning leiti Venemaalt 1980. aastate lõpus, olla maailma vanimad joogikõrred. Tõenäoliselt kasutati neid õlle joomiseks kõrrega. Varem pidasid teadlased neid skeptriteks. 1987 aastal, kui analüüsiti 3 inimjäänustega kambri sisu Maikopi lähedal Venemaal asuvate kurganite väljakaevamistel, sattus arheoloog Nikolai Veselovski peale 8 õhukese seinaga torule, mis olid üle meetri pikad ja millel oli kitsas perforeeritud ots. Kõik need olid asetatud kõrge staatusega isiku paremale poolele, kes leiti rikkalikud kaunistatud riietes maetuna. 4 neist torudest olid samuti kaunistatud väikese kuldse või hõbedase härjafiguuriga. Need esemed, mille vanus on umbes 5500 aastat, anti lõpuks üle Ermitaažile Peterburis, kus need asuvad tänaseni. Eksperdid oletasid varem, et torusid võidi kasutada varikatuse toetamiseks, mida kasutati matuseprotsessis, või et need olid skeptrid. Venemaa ekspertide rühm pakub nüüd välja teise kasutusviisi. Need torud olid tegelikult joogikõrred, millega tõenäoliselt joodi õlut ühest anumast. Suur anum, mis leiti kohaliku sündmuse lähedalt, mahutas 7 pinti 8 inimese jaoks. Teadlased kinnitavad oma hüpoteesi, leides ühe kõrre seest odraterakesi, samuti lakkafütoliidi ja Pärna õietolmu teri.
Poleks üllatav, kui pronksja ja maikopi inimesed tarbisid kääritatud ootra. See tava on üle 13 000 aasta vana. Suuremahuline õlletootmine hakkas Aasias tekkima 5. ja 4. aastatuhandel e.K.R. Lisaks on oluline märkida, et nende kõrte otsad olid varustatud metallist sööltega. Autorite arvates kasutati neid struktuure tõenäoliselt lisandite filtreerimiseks. Tol ajal oli õlu paksem ja sisaldas isegi setteid. Need sarnanevad hämmastavalt nendega, mida leiti Schumerite joogikõrtest. On teada, et 3. aastatuhande e.K.R. muistsetel Schumeritel oli kombeks juua õlut ühistest anumast. Lõpuks siiani, lõpuks Siberis, 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 Siberis. Inimese jäänused ja tema soomusrüü. Umbes 2500 aastat tagasi maeti loode Hiinast pärit mees soomusrüüs, mis oli valmistatud enam kui 5000 nahast soomusest. Seda tüüpi kunstlikult valmistatud sõjaväriietust kohtab ajaloolistes dokumentides väga harva. Antropoloogide rühm teatab erakordsest avastusest, mis tehti väljakaevamistel iidse Hiina Yanghai kalmistul, mis asub Turfani linna lähedal Toklamakani kõrbe serval. Alates 2003 aastast on uurijad analüüsinud üle 500 matust, avastades pideva asustuse peaaegu 1400 aasta jooksul, alates 12. sajandi algusest e.K.R. Ühes nendest matustest leiti umbes 30-aastase mehe säilmed, kes oli maetud koos mitmete artefaktidega. Sealhulgas soomusrüü. See on väga haruldane leid. Veel üks selline soomusrüü leiti Vana-Egiptuse kuninga Tutanhamoni hauakambrist, mis pärineb 14. sajandist e.K.R. Teine hästi säilinud eksemplar, mis on välja pandud New Yorgi Metropolitani muuseumis, pärineb 8.–3. sajandist e.K.R. Uurimisrühm nimetab seda biooniliseks soomuseks, kuna see on inspireeritud loodusest. Turvis meenutab omapärast vesti, mida sai kiiresti selga panna. See on universaalne kaitseriietus, kerge ja väga tõhus armeesõduritele. Turvise rekonstrueerimisel leiti 5444 väikest nahast soomust ja 140 suuremat soomust. Kõik need olid paigutatud horisontaalsetesse ridadesse ja ühendatud nahkpaeltega, mis olid läbi lõigete tõmmatud. Raadiosüsiniku analüüsi järgi, mis tehti sees kinni jäänud taime ogale, kanti turvist alates 786. aastast e.K.R. kuni 543. aastani e.K.R. Sel ajal kaalus see tõenäoliselt umbes 5 kilogrammi. Uurija arvates kanti seda soomusrüüd mõnikord Lääne-Aasia vankrijuhtide, sõjavankrite ja teiste ratsanike kaitseks. Rüü kaitses peamiselt rindkere esiosa, reit, vasakut külge ja alaselga. Kaitse vasakul küljel võimandas omanikul paremat kätt hõlpsasti kasutada. Laiuste kõrgust sai samuti reguleerida. Siiski tundub, et see ei olnud valmistatud Hiinas. Briti Museumi andmetel on tõenäolisem, et see on Uus-Assüüria sõjavarustus, mis pärineb 7. sajandist e.K.R. Jäävad mõned olulised küsimused. Kas soomuse kandja oli kohalik sõdalane Assüüria teenistuses või võttis ta soomuse kelleltki sõjasaagina? Kas ta oli ise assüürlane või Põhja-Kaukaasiast pärit mees, kes kuidagi sattus Turfani? Jätke oma kommentaarid video alla ja jagage seda oma sõpradega. Kõigile headele kommentaaridele vastan kindlasti. Aitäh, et vaatasite, kõike head!